järjekordsesse webinari, mida korraldab TalTech Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel ning me räägime reaalaja majanduse lahendustest. Täna võtame luubi alla selle, mis on XBRL GL ja mida üldse andmepõhine aruandlus on tänase hetke seisuga korda saatnud. Ja mul on rõõm tervitada stuudios meie külalist Kaido Ettevoogi, kes on arvestusala ekspert, töötanud nii erasektoris kui ka avaliku sektori poole peal ja tunneb põhjalikult kõiki XBRL GL ja andmesilla ja teisi andmepõhise rakenduse küsimusi. Tere tulemast! Aga teema on täna siis meil XT ja XBRL GL, kui see midagi teile ütleb, aga seletame selle kohe lahti ka, mis see täpselt tähendab. Ning räägime parimatest praktikatest andmevahetuse lahenduse ehitamisel ja keskendume siis eelkõige andmepõhise aruandluse lahendustele, millest me oleme ka varasemates seeriates rääkinud, nii podcastidest kui ka webinaridest. Ning kindlasti kõik juba ootavad pikki silmi, et millal need lahendused ükskord reaalselt praktikas meie töölauale jõuavad. Aga Kaido, sina olid nüüd juures, kui loodi andmesilda, mis on üks esimesi toredaid praktilisi toimivaid lahendusi, mis võiks minna peale massidele, ehk siis meie kümnetele tuhandetele mikroettevõtjatele, kes aasta aruandega vaevlevad. Emarad on üks rohkem kasutajaid oma keskkondist, selles mõttes praeguse hetkel. Enne seda oli Statistikaamet. Seal oli ka vist mõned tarkvarad väga spetsiifilistest valdkondadest teinud omad lahendused, aga äriregistril need ettevõtted, kes siin aruande peab tegema, on umbes 300 000 Eestis. Ehk võrreldes Statistikaametiga, kus siis need kasutajad ja aruande esitajad on seal räägime majandusandmetest, seal on 20 000. Ja maksuametis ka vist nendega käibemaksukohustusi ja TST esitajad ka väga palju ole. 129 000 käibemaksu esitajat ja TST tõepoolest esitab vähem, sest töötajaid on umbes 50 000. Ka nagu selles on oluline koht, et kus oli vaja siis, et kui see õnnestub, siis see võiks olla tee näitajaks teistele lahenduse tegemisel. Ja selle XBRL GL-iga või andmepõhise aruandlusega me saime vist kokku siis, kui ikka sellest teisel aastal äkki. Ma juhuslikult sattusin sinna töörühma ja vaatasin, et see võiks olla võimalus. Et taustana nagu rääkida, et kuigi äriregister teoorias võtab juba, ma ei tea, mis iganes aastast meil 2010 neid andmeid vastu ja ma olin ka selle süsteemi loomise juures raamatumise eksperdina, siis päriselus seda elektroonset andmete saatmist kasutas väga väike hulk. Ja sama statistika on kahjuks ka maksuametis. Kuigi see on kõik need igasugused integratsioonid ja XT-ühendused, kõik asjad võimalikud, siis enamik kasutajaid eelistab laadida faili üles. Millega pärast on see lihtsam. Ja Statistikaametis ja majandusinfo andmed võib-olla tulevad siis nende vormidesse juba nagu äriregistrisse, kui äriregistrisse tõesti see lahendus, et kui aruandeandmed on esitatud, siis Statistikaamet saab sealt enda osa. Ja siis suurem osa oma vajadusest saab need vormides ära leedetud küsimustikes. Aga jah, see XBRL GL oli selles mõttes nagu uus asi minu jaoks. Ma ei olnud sellest enam kuulnud. Ma olin kuulnud XBRL-ist. Eks see on siis ka, mille peal see XBRL tegelikult GL nagu põhineb. Et XBRL on siis kuskil 2000. aastate alguses saanud selline XML-vorming, kus siis finantsaruannete edastamise kokkulepe. Ja see kokkulepe võeti siis alguses nagu Ameerika börsis vabatahtlikult kasutusele. Ja kui teda oli mõnda aastat nagu kasutatud, siis muudeti ta kohustuslikuks. Siis kõik börsi osalejad pidid hakkama seda esitama oma aruande andmeid XBRL kujul, ehk siis põhimõtteliselt HTML tagide vahel, XML tagide vahel. Ja nüüd see on maailmas kõige levinum finantsaruanduse poole pealt.
et Euroopa Liit võttis selle kasutusele, vabatahtlikult on ta kõikides endist Briti kolooniates kasutusel, Austraalia ja nõnda edasi. Ja see XBRL keel tuli siis mõnevõrra hiljem, sealt kuskil 2006-2007 tuli esimene versioon välja. Ja ta oli ka nagu selles mõttes nagu prototüüp, et seal olid siis raamatupidamuse eksperdid ehk siis Erik Cohen Ameerikas, kes oli Price'is, töötas tol ajal. Jaapanist oli vist oli Fujitsu või tehnoloogiafirmast ja siis oli veel neid, et nad mõtlesid välja, et okei, et me saame küll aruande andmeid saata, eks seda lõpptulemust, aga kas on kuidagi võimalik saata ka nende aruande alusandmeid? Sest nii kui need andmed läksid börsile elektrooniliseks ja tekkisid esimesed andmed, mille pealt analüüsida, siis tahetakse neid andmeid saada nagu järjest kiiremini, et saaksime järjest rohkem infot võimalikult vara. Reaalajas. No peaaegu nagu reaalajas, see on unistus, et saada niimoodi, et raamatupidaja kanda sisse ja siis juba börs juba teab, et mis toimub. Seda vist ei keegi. Aga ta kindlasti võis olla mingi stiimul, et seda teha ja kui nüüd mõtelda, et miks Eestis kunagi valiti võib-olla see XBRL keel, siis võis olla üks põhjus see, et vaadati, et see XML on, või ütleme, see XBRL on nagu, ütleme, et ta on nagu sama tootest üks teine, samast perekonnast teine toode, et võib-olla võiks olla see elu jõulisem. Et ega, ütleme jälle, mis need alternatiivid on, et on kunagi ammu on tehtud siis arenenud arengumaadel üks selline protokoll. See oli juba enne 2000-aid, samamoodi kõik on tegelikult XML-i põhised. Aga seda nagu väga palju kasutusele võetud ei ole. Ja siis umbes samal ajal, kui see XBRL keel välja mõeldi, oli ka alternatiivne lahendus OECD poolt just maksude nagu paremaks kogumiseks toetati välja selline nagu standard, et SAFT. Ta oli fokuseeritud rohkem maksude jaoks, et ta ei olnud nii universaalne, kui XBRL keel on. Ja ütleme, Rootsis on siin veel oma mingi toode, mis on tehtud, aga ega see väga palju varianti ei ole, mida majanduskasutusele võtta, et just, et saaks nagu kogu seda majandusinfot mingil standardsel kujul edastada. Ja ma arvan, et kes siin Eestis selle maaletooja on Valdek Järvepõld, et ju ta siis neid variante kaalus ja vaatas, et okei, XBRL on meil olemas ja mingi kogemus sellest valdkonnas on olemas, et võiks proovida siis seda kõrval siis järgmist standard nagu rakendada oma lahenduste tegemiseks. Ma märkasin nii palju, et kui me Valdekuga käisime Soome talousvahendite liitos aastal 2015-2016, siis nemad olid juba alustanud prototüübi tegemist. Seal oli see XBRL GL raamistik võetud aluseks, nii et see kohalik taksonoomia ehitamine juba tookord 10 aastat tagasi käis. Ja siis me Valdekuga vaatasime, et okei, et jõle hea, et miks me leiutame jalgratast ja võtame selle, mida kolleegid üle lahe, mitte üle Atlandi, eks ole, või üle Soome lahe teevad. Hea lihtne kogemusi vahetada. Ja nii see alguse sai, nii et Valdek on igal juhul üks nendest ristisadest, tänu kellele see XBRL raamistik läks Eestis. Ja ma arvan, et ta oli ka vist esimene, kes tegi need lahendused nagu Statistikaametiga. Tegi esimesed ametlikud kõigepealt prototüübid ja hiljem siis päris live lahendused, et okei, võib-olla küll mingil kitsamal niši valdkonnas, aga lihtsalt et veenud, et kas see mudel töötab. Tööjõu ja valvearuanne oli see. Ja siis hiljem on nüüd neid huvilisi juurde tulnud. Ja ma arvan, selles mõttes on see nagu olnud ka õige tee, et proovida saada siis kuidagi alusandmete pealt info kätte. Et aruande puhul on see alati see miinus, et mingi osa detaili läheb kaduma. Ja näiteks, miks Statistikaamet küsib andmeid juurde, on see, et majandusaasta aruandes pannakse kokku numbrid, aga tema tahaks natuke nagu detailsemalt kätte saada, et oma täpselt statistikat teha. Aga põhimõtteliselt mingi sama koondnumbri kohta. Ja, sama koondnumbri kohta. Ja see ongi see, et miks alusandmete pealt võib-olla siis need saaks lihtsamalt mitte erinevaid andmevajadusi nagu ära katta. Ja ega siis ju see
aruannete kokkupanemine majandustarkvaras on ju suuresti ju ära automatiseeritud ja põhiaruanded, bilanss, kasum, tuleb ju majandustarkvaras ju tuleb automaatselt, et keegi ei pane nüüd seda niimoodi käsitsi kokku, et vaatab, et ma panen need kontod kokku, liidan ja siis üritan bilanssi tasakaalu saada ja see toimub kõik nagu automaatselt ja siis miks ei võiks siis olla see ka nagu riigi vaates. Et kui ma nüüd 2000 vist oli, ma mõtlen, see 2022 äkki, kui ma läksin nüüd trikki, siis oli ka seal nagu päevakorras, et võiksime nagu mõtelda selle peale, et see olemas süsteem on üle 10 aasta juba nagu töötanud ja et tõenäoliselt kogu see tehnoloogia, mis all on, hakkab vananema, on ju, midagi peaks nagu muutma, nüüd peaks hakkama uuendama, et kas võtaks ette ka selle, võib-olla prooviks siis seda nagu lahendust natuke ka sisuliselt uuendada. Ja siis vaadates nüüd nagu seda kasutamise statistikat ja kuidas seda kokku pannakse ja et kui seda XBRL keeli, et kui XBRL kui kunagi tuli 2010 on ja siis mõned majandustarkvad ikka lahendis ära, et saata andmeid elektroonselt. Aga mingi hetk lõppes ära. Ja see põhjus oli väga lihtne. Nii kui väljundvormi muudeti, siis sisendandmed väljundvormist sõltuvad. Ja see on seda, et kui see Rahandusministeeriumis näiteks mingi aruandevorm tehti ümber, siis sisendandmed muutusid, struktuur muutus. Ja see muutus nagu raamatupidamistarkadele väga suureks halduskoormuseks, et olla kogu aeg nagu kaasas nende muudatustega, et kuigi raamatus algandmetes mitte midagi muutunud, see kõik struktuurina samaks. Ja siis üks esimene asi oligi, mis me nagu Aleksander Plusso, kes siis on seal äriregistris selle valdkonna vedaja, saime nagu kokkuleppe, et meil tuleb teha siis selline struktuurne muudatus, et me peame ära lahutama alusandmed, mis iganes formaalist nad meil tulevad. Me peame olema siis see keskmine kiht aruandeandmed ja kolmas kiht on siis see väljundi pool. Ehk mida see siis mudel võimaldaks, on see, et sisendandmed peab tulema meile mis iganes TXT-na, JSON-ina, mida iganes, me võtame kõike vastu, sööme kõik, et see ei ole üldse oluline. Siis meil on tark aruanne, kus on siis need põhinumbrid koos ja siis otsustatakse seda, et kas ma tahan siis seda väljundvormi saada Eesti hea tava järgi, rahvusvahelise hea tava järgi, et siis on võimalik nad siis teisendada ühest teise, et teha see süsteem paindlikumaks. Ja selle kaudu me jõudsimegi, et kui me nägime, et see XBRL, see keele andmepõhine aruandlus on nagu tegemisel, siis oli see esimene klots, mis oli vaja kätte saada. Ehk andmed teisel kujul. Standardsel kujul, mis ei mõjuta siis enam, et hakkab üks. See raamatupidamise selles mõttes on hästi traditsionaalne, et seal on juba mingid hästi välja kujunenud. Kui me saame selle klotsi paika, siis see tõenäoliselt väga palju ei muutu. Ja mis iganes siis hakkab Rahandusministeerium need väljundvorme muutma, tahab üht või teist pidi või kolmandat pidi, siis andmete esitaja jaoks jääb see vorming samaks. Just. Ehk ta muutub nagu stabiilseks, töökindlaks ja siis võib tekkida majandustarkval huvi, et okei, me teeme siis seekord uuesti integratsioon. Seekord tehakse ükskord integratsioon vastu standardid, mitte 10 integratsiooni vastu igat üksikut asutust. Ja ütleme nüüd, selles mõttes on nagu Valdekul oli see filosoofia, mida ta taga ajas, oli õige, ehk põhimõtteliselt meil on fakt, on siis see summa või tüki või mis iganes ja seal on siis uniiktunnuseid küljes, mis siis selle juurde pannakse. Et kui mõtelda nagu IT-keeles, siis meil on siis faktid ja siis seda puudutavad dimensioonid. Ja et kui me suudame sellisel kujul andmed panna, siis me saame teha tegelikult väga erinevaid päringuid need samade faktide kohta, olgu siis riikide lõikes või olgu ta siis majandusliku sisu järgi, klientide lõikes, mida iganes on põhimõtteliselt võimalik. Sama põhimõttel ehitatakse ju ka neid ärianalüüsi ja mis iganes kuubikuid, et see ei ole midagi uut. Ja majandustarkade mõttes siis oligi see, et oli teine teema, oligi nüüd see sama XT on ju, et mis siis oli nagu valiku kohta, et kuidas siis need andmed kätte saada. Siin võib-olla see ongi see järgmine samm, et üks asi on see standard, mille kaudu andmed esitatakse ja sellest me võime hiljem pikemalt rääkida, et kuidas ta üles ehitatud on, et ta ei ole nagu väga kerge lugemine. Aga kui aru saada, siis on tõesti ikkagi väga loogiline, modulaarne
aga teine teema on siis seesama andmete esitamise viis. Et kui see XD, mis on nii-öelda siis riigis väga laialdaselt levinud ja ta on nagu ka selline turvaline lahendus, mis on riigis otsustatud, et see on meie põhiline, kuidas me infot vahetame, siis see sõnumite süsteem on ikkagi nagu pigem avalikku sektorile suunatud. Nendel on siis need suured turvaserverid, mille vahel siis tekitatakse ühendus ja siis toimub andmevahetus. Kahjuks erasektori sinna peale pääseda on olnud suhteliselt keeruline, sest see, mida see eeldab, sa pead tegema ka nii-öelda selle endale turvaserveri. Ega teistmoodi sinna ligi ei pääse. Sa ei saa kuskilt avalikus internetis saata sinna riigile andmeid. Ja see võis olla siis, ta oli see üks variant, kui me nüüd ärilistes ka nii-öelda seda esialgset prototüüpi tegime, tõusatus küsimus, et okei, Swedbank on praegu teeb seda lahendust, et võtab siis Meriftilt, mis iganes kujul andmed on ja suunab need XD-le. Ja tõusetus küsimus, et okei, riik tahab saada ettevõtjalt andmeid. Aga miks ettevõtja peab selle eest maksma, et sa riigile andmeid saata? Sest see andmevahetuse teenus, mida pakutakse, ei ole ju tasuta ja hakati siis otsima alternatiivset lahendust, sest kui me ju tänapäeval käime, ma ei tea, telefoniga oma pangas, siis me käime üle XD, et on olemas ka muud alternatiivid, mis on piisavalt turvalised. Ja siis saigi proovitud ka teist alternatiivi. Ja kui me majandustarkudelt küsisime, et kas see võiks olla teile sobiv lahendus, siis öeldi selgelt kohe jah. Ja põhimõtteliselt oligi siis, et andmesild on siis vahelüli siis selle XD ja siis majandustarkvara vahel, kus siis suhtlus käib üle tavapärase OAuth-teenuse, REST-teenuse. Et see on nagu levinud ja sellega ütleme ka tarkvaraarend on sellega rohkem nagu harjunud. See on see, mis on praegu nagu kasutusel rohkem. Just, üle API tehakse igasugused liigistusi. Ja kui me prototüüpi tegime, siis meil oli ka, et mõlemad lahendused tehti valmis, oli XD-ots ja oli olemas siis REST-API. Aga millegi pärast majandustarkvarad valisid selle REST-API. Ilma, et ma oleks neid ütelnud, nüüd te peate kindlasti siia toos. Ei tea, teil on 2 otsa, te saate ühendada. Ja see tundus neile nagu lihtsama. Ja siis, kui me omale seda teenust disainisime, siis oli see üks nagu see minu ühine siis selles mõttes selline jonn, et ta peab olema selles eraldi tükk, et juhul kui tahta näiteks seda kasutada ka teistele asutustele, nagu Swedbank on andmete esitamiseks, siis seda saaks kasutada eraldi iseseisvana. Et mis iganes siis andmed saadetakse, et on üks koht, kuhu saab andmed saata ja siis ütleme, sealt edasi liigub kõik üle XD. Ehk on lihtsalt üks koht, kuhu saadetakse andmed ja kogu edasi siis, kas ta läheb äriregistrisse, läheb ta sealt otse üle XD, ka praegult juba, kas ta läheb maksuametisse üle XD, et see kõik oleks nagu selles mõttes siis juba nii-öelda turvalise kanal kaudu. Et see on see, kuhu suunas siis praegult on liigutud. Aga selle andmesilla teenuse pakkuja on antud hetkel siis registrite infosüsteemide keskuse riik. Ja, ütleme, riigis on kuidagi niimoodi kujunenud, et see ütleme jah, see riiki ka kätte, ütleme justiitsministeerium, just nüüd on justiits- ja digiministeerium kätte on väga palju sellist andmekogusid koondunud ja nende arendamist. Ehk ta on ikkagi nagu riigis väike, mitte väike, ta on päris suur IT-maja. Kes siis kõiki neid püsti peab ja seal sai siis see valik tehtud, et pakume siis seda teenust ja vaatame, kui edukas ta on. Et ta peab olema me soovime, et kasutajad hakkaksid midagi kasutama, siis ta peab olema piisavalt mugav. Täpselt nii. Et see XD teenusena, kui me võrdleme, vaatame nüüd seda statistikat, palju seda tegelikult teenust kasutatakse, siis kahjuks on ta kõigis riigiasutustes see osakaal on alla 10% andmeesitusest. See on vähe, seal on mingi põhjus. Ja vesteldes majandustarkvarade arendajatega on see tulnud välja nagu väga mitmeid asju. Et üks kas või see, et näiteks need, kes siis vahendavad seda teenust, seda XD teenust on ja mõnikord ei mõtle selle, keda ta vahendab tema peale. Tuleb XD uus versioon, vahetatakse versioon ära ka sellel, kes seda teenust kasutab ja öelda üldse, et tegelikult meil läks uued teenuse peale. Ja teenus läheb katki.
no jah, ja siis on jälle see, et ja siis klientidega peab tegelema siis see majandustarkvara, kes on üritab seda teenust siis nagu kasutada nii nagu peab. Ja eks sellega kaasnevad ka kulud, et vaadates kas või see, näiteks kui majutusasutustel tahetakse need andmed kätte saada, nad peaksid nagu võtma enda turvaserverid, siis see tähendab seda, et sul peab olema masin, sul peab olema keegi, kes selle püsti hoiab. See kõik on rahaline kulu. See on üks teema võib-olla, miks seda XD võib-olla nii populaarselt just nagu erasektoris ei ole kasutusele võetud. Et mitte, et ta midagi halba või head oleks, et selles mõttes ta on kindlasti väga turvaline, väga teatud kontekstis väga hea voode, aga lihtsalt. Ja teine, mis oli probleemkoht, on majandustarkvaradel on ju see, et siiamaani on mitmeid majandustarkvarasid, mis asuvad lokaalselt kliendi või raamatupidaja enda arvutis. Just. Ei ole selles mõttes võrgus kuskil ja suures serveris, kus ta saab kõik need turvaserveri püsti panna ja mõtlegi nüüd näiteks sellise kliendi peale, et kuidas tema siis selle turvaserveri siis lahendab. Tal peab olema mingi viis, et kuidas ma saan riigile oma andmed ära saada. Just. Pangaga üle OAH on nad ühendus olemas. Nüüd on küsimus, et kas võiks teha teise ühenduse riigiga sarnase. Et see võiks olla nagu teemaks. Ja sealt see nagu see väike idee kasvas, et kui suureks ta kasvab, eks siis aeg näitab. Huvi sellest on just nende väiksemate aruande esitajate poolt olemas. Kui me mõtleme ka, et kuidas need nagu Eestis need ettevõtted jagunevad, siis 9% on mikroettevõtted. Ehk ongi need pisikesed. Ja et neile seda elu lihtsamaks teha, siis nende jaoks sageli see XD ei pruugi olla alati lahenduseks. Isegi keskmistel ettevõttel mitte. Nii et eks elu näitab, kuidas need asjad liiguvad selles suunas. Nii, aga nüüd, kui seda andmesilda on reaalselt eelmisest aastast juba mitmed majandustarkvarad kasutanud, siin Aleksander Belose oma eelmistest saadetest ütles, et mitukümmend tuhat aruannet tuli juba eelmise aasta kohta üle andmesilla. See näitab, et ka need kasutajad, kes selle võimaluse said, reaalselt hakkasid kohe proovima, et see toimib või mitte ja on nüüd toimib. Ma nüüd ise küll oma aruanded saatsin veel vanaviisil ära, sest Meriti vastav versioon tuli natukene liiga hilja, ma ei jäta asja viimase minuti peale. Aga järgmine aasta saame proovida ilmselt 10 000 ettevõtjad, kes tahavad oma aruannet ehitada, kellel on kas Meriti või mõni muu raamatulist tarkvara, kus see andmesild toimib. Siis üks nupuvajutus, lähed e-äriregistrisse, vaatad ja mis juhtus. Isegi see peab minema e-äriregistrisse, et okei, sa pead minema, kui sa tahad seda aruannet nagu täiendada ja kinnitada, siis sa lähed e-äriregistrisse. Kinnitama peab õigel juhul. Siin on nüüd ka väike aga, et seal Justiitsministeeriumis, kui me toimetus mõtlesime, et kuidas see kasutada lihtsamaks teha, seda aruande kinnitamist. See digiallkirjastamine on ju tegelikult päris keeruline ettevõtja, tavalise väike ettevõtte ja sa mine kuskile süsteemi läbi see rägastik, et kus leida see õige nupp üles ja teha see siis digiallkirjastamine ära. Ja sarnaselt Soome kogemusele, kus siis need digiallkirjastamisel või kinnitamisel on väga erinevad nagu tasemed, õnnestus ka Eestis nagu võtta väikeettevõtjate kohustus, et sa pead digiallkirjastama. Piisab, kui sa vajutad kinnita nuppu. Mis toob eelduse selleks, et kui sa oled ennast kuskilt turvaliselt ära autentinud, näiteks väike ettevõtte oma majandustarkvaras, siis sa seda nuppu saad vajutada oma majandustarkvaras. Põhimõtteliselt. Et pikas vaates võib olla see küll, et kui nüüd tekib huvi sellise teenuse vastu, siis võiks olla see kaalumist väärt mõte, et ei pea enam kuskil riiklikesse süsteemidesse minema ehitama suuri süsteeme selleks, et asju kodaniku poolt ära teha. Just. Trend võiks pigem olla selles suunas, et riik arendab korralikke teenuseid, mille kaudu, mille vastu siis erasektor teeb oma need lahendused, nii nagu tema klient tahab. Ja et riigiga saaks asjad ära aetud nendes süsteemides, kus see klient käib. Just, ehk need igapäevased kasutusel olevad programmid, majandustarkvarad, kus niikuinii toimetatakse. Ja ütles, et kas saab üles, kui sa esitad seal näiteks, mul on jälle see e-arveldaja kogemus, et seal me testisime seda, et sa saadad andmed ära
siis tegelikult on üks teenus, mille kaudu sa saad juba esitatud või see andmetega kokku võtta aruande tagasi. Et põhimõtteliselt sa ei pea minema selleks, et vaadata, kas kuidas numbrid nüüd nagu aruandus paigata, et sa ei pea süsteemi sinna äriregistrisse minema. Võtad raamatupidamist tarkvarast, praegu on küll jah, samal kujul nagu see PDF on. Teenus tagastab kõrgelt andmed, mis andmed ta välja arvutas. Aga ma arvan, seda kasutatakse vähem, aga just vaatadki seda PDF-i, saad tagasi PDF-i ja vaatad, kas kõik läks nii nagu õigetesse lahtritesse nagu tahtsin või ma pean kuskil siin midagi korrigeerima, saadan uued andmed, saab vaatan uuesti. Tüüpiline küsimus muide, mida majandustarkvara arendajad on küsinud ka nii Alexander Belousserit kui teistelt, et aga mis siis saab, kui andmed läksid kuidagi sinna ja me ei tea ju, mis nendest edasi sai. Ehk siis kui nüüd peegeldatakse kas või keegi kujul sinu aruanne näeb meie vaates välja selline, siis saab inimene olla väga kindel, lihtne kasutaja, raamatupidaja, kes iganes seda aruannet esitab, et tõepoolest siin on nüüd kõik asjad nii nagu peab ja enam ei ole vaja sisse logida kuskile ei e-äriühingutesse, ei e-maksuametisse ega ka e-statti, vaid sa oled oma majandustarkvaras igapäevases töökeskkonnas saanud täieliku kontrolli selle üle, mida riik sinu ettevõtte kohta näeb. Ja ega see PDF on praegu seetõttu, et ta on ajalooliselt niimoodi olnud. Et üks asi ka, mida me selle äriregistris nagu mõtlesime või mõtleme, on see, et kuidas võtta siis neid natuke nagu kaasaegsemad tehnoloogiad kasutusele. Ehk praegu on Xbrl on ju, sellel nagu on üks teine vend, siis iXbrl, mis sisuliselt on, et sul on veebileht, kus on siis ära märgistatud need finantsnäitajad. Interactive. Ja, et sa saad nagu põhimõtteliselt vaadata seda aruannet, mis iganes veebilehid sees. Ja mõte oli ka see, et siis sellest Xbrlist kui sellised, mis on praegu lihtsalt märgistatud info, mida see äriregistri välja anda selle asemel välja hoopis iXbrl. Sul on kaks ühes. Sa saad visuaalselt vaadatava aruande, kus on ka andmed märgistatud. Ehk sa saad ka masinloetavalt need andmed sellest samast failist kätte. Ja põhimõtteliselt selle iXbrl andmestikku saab tuua samamoodi majandustarkvara sisse. Kõik on tänapäeval pildupõhine. Ja. Et kui vaadata ka nüüd näiteks mingid muud infot, mis teil juba mailpostkasti tuleb, et see on klassikaline joon või HTML. Sõnumid, interaktiivsed, kõik need selles mõttes, et ka majandusaasta aruanne võiks olla siis selles mõttes juba ka telefonis vaadata. Sest kui sa nüüd teed selle veebi lahenduse on, siis sa saad disainida teda väga erinevate ekraani laiuste peale. HTML. Just, et kui ka see juht näiteks tahab seda kinnitada või niimoodi, et ta saab seda nagu normaalselt telefonis lahti võtta, vaadata, liikuda alla seda kinnita nupuni, ära kinnitada ja see on töö tehtud. Veel kohta, et kas telefonis peaks üldse tegema sellised võimaluse kätte saadavad, sest inimesed võib-olla ei süvene sellesse, mida nad seal oma telefonis teevad. Jah, olles ise olnud pikalt audiitus, teatud, et kliendid käivad ja seal see süvenemist on väga erinevad tasemel. Täpselt nii. Aga see on jälle see, et seda lahendus saab muuta tulevikus, need tulevad juba detailselt andmed või masinloetav kujul, saab muuta paremaks. Lisada sinna juurde, mis iganes arvestuspõhimõtted, kuna me teame, mille kohta ta aru annab, olulisust võib-olla kuskil rakendada või kasutada, et seal võiks olla nagu, et võimalusi on palju, kuidas muuta need andmed nagu väärtuslikumaks. Ja just selle lõppkasutaja jaoks väärtuslikumaks. Täna nagu paljud mikroettevõtted ei tunneta üldse seda, miks ma peaksin mingisuguse andmepõhise asja peale minema, et mis mul sellest nagu just kui riigi kasutada saab minu andmed kiiremini kätte. Ja ütleme, see võib-olla isegi äriregister selles mõttes ei ole hea näide, et ta ei ole klassikaline riigiasutus. Selles mõttes, kui ettevõtja esitab aruandest, ta esitab seda avalikkusele. Ta küll, see hoitakse äriregistris, aga ta esitab seda avalikkusele. Tema ütleb, mis andmed ma tahan sinna panna. Ta selles mõttes muutis nagu kui me need klassifikaator või need igast mis ajast välja töötasime, siis ta muutis seda natuke teistsuguseks. Meil ei ole ette kohustusskoorina, et sul peavad olema need andmed täidetud. Ja riigina sa võid küsida ainult neid andmed, mis kuskil õigusaktis kirjas. Aga kui sa esitad ise aruande, siis otsustad, mida ma tahan esitada. Ja sel hetkel, kui me neid klassifikaatoreid välja töötasime, siis me tegelikult vaatasime andmete pealt,
äriregistri viimaste aastate kõikide aruannete peal, mida siis ettevõtja kasutas, mille kohta tema tahab anda täiendavat detailsust. Ja siis me vaatasime, kas kui paljud seda kasutavad, kui suured summad seal liiguvad. Sellest kaalutust lähtuvalt me lisasime need, mis on nagu sellised enam levinud, rohkem kasutada majanduspõhiselt. Lisasite siis taksonoomiasse elemendid, mille põhjal saada andmekoosseisu kaudu vastav. Ja panime nagu detailsust juurde, ütleme, et riik võib-olla otseselt ütleb, sellised asjad peab tegema, aga ettevõtjad ise tahavad ja sellist tuleneski see nagu see loetelu, et mille lõikes ettevõtjad tahavad oma mingid sellist siis nõudeid või kohustusi või kulusid, mis detailsused kaavad. Siin võib-olla on ka teiste andmetarbijate teema, et pank, kui ta annab sulle laenu, tahab natuke rohkem saada infot kui see, mida mikroettevõtte aruanne teha kohustatult sisaldab. Ütleme, see mikroettevõtja vaatenurgast esialgu on võib-olla kohustus, mis ma pean nagu iga aastast ära tegema, ettevõtja ise teab. Et mind üldse ära kirjastab. Aga kui sul tekib nagu kasvamise soov, ta tahad saada nagu, et keegi ka partnerite suhtes, et sind usaldatakse, siis hakkad selle peale mõtlema, see andmed või see finantsaruanne on sinu nagu see finantsvisiitkaart, et kuidas sul mul läheb. Ja teiselt poolt, jälle ka, et majandusaasta aruanne puhul on seal võimalik tagasi peegeldada, et kuidas ettevõtjal läheb. Et ta saadab oma andmed ja siis ta saab oma tegevarvast lugeda, et millised on näitajad, kuidas mul võrreldes teistega on läinud, siis seda saaks juba ju praegusel tehnoloogia tasemel genereerida, talle toeks anda. Tegelikkuses näiteks teadused.ee-s on ilusti näha ka võrdlusandmed iseenda erinevalt aastate kohta ja väga lihtne on kõrvutada ennast põhikonkurentidega. Mis muidugi päris mõnusalt ei tule ette, et sa saad panna 10 firmat kõrvuti, aga vähemasti sa saad 10 firma kohta võtta sellist võrdlusgraafiku, kuidas neil käivetöötajad on mingid muud näitajad kasvanud on. See on jälle üks teema, mille suunas võiks mõtelda, sest me praegu räägime sellest XML-ist on ja see on üks tehnoloogia. Et ega siis riik ka selle XML-i Xubi sõnumite peale, ma usun, et ei jää pikas vaates. Nii mitmedki suuremad riigi IT-majad siis juba mõtlevad resteenuste peale. Aga näiteks Statistikaametis sisemiselt on väga palju resteenusid kasutusel. Avalik otsa võib-olla siis mugavat veel ei ole tehtud. Aga see oleks võib-olla see, mille peale mõtleda, et anda just andmeid siis ka mugavalt välja. Ja siis on sul see unistus täidetud, et sina ütledki, ma tahan nende 5 ettevõtte andmeid saada, äriregistrist võtab need alla, paneb nad oma kuskil kõrvuti ja ongi lahendus olemas. Sest täna tegelikult avaandmetena need andmed, mida esitatakse äriregistrile, on olemas. Aga andmetena olemas, aga nende kättesaamine ei ole kuigi mugav, sest sa pead seal kõvasti vaeva nägema ja teiseks ka need, mis nad praegu on XBRL-i kujul on ja seal on omad nüansid, et ta on ikkagi keerukas. Kuigi see võib-olla sisu võib sama, siis seda nimetatakse erinevat samad, natuke mingid asju erinevad. Et kõik see nagu andmetöötlust kui sellist raskendab. Just. Ja meil mõte oligi ka äriregistri poole peal, et kui me räägime sellest, ma ei tea, põhikapitalist, nimetame seda nimed, on siis aktsiakapital, osakapital, mis iganes on, et ta on üks element. Olen, et see tegutsemisvorm on lihtsalt see, nagu see, milleks seda teisendatakse lõplikus aruandes. Aga me andmena hoiame teda ühte moodi, et on aktsiakapital ja osakapital andmena ikkagi sama. Sisult on ta ju sama. Lihtsalt summa on erinev võib-olla ja võib-olla natuke mingid tingimused, aga numbri poolest ta sisu oma olemuselt ta on sarnane võikt sellele vahetus. Siit võib-olla loogiliselt jõuamegi sinna, et kuidas need andmed üleüldse tekivad nii-öelda põllul välitöödel. Ehk siis andmed tekivad ju siis, kui majandustehing on lõpetatud ja selle kohta kuskil infosüsteemi keegi midagi seestab. On ta siis raamatupidaja või müügimeestega arvet või keegi maksab ära mingisugust ostuaega, mida iganes. Ja seal sellel hetkel tegelikult tekibki see algne kirje kuskil andmebaasides, mis moel ta salvestatud, see on nagu iga enda asi. Aga selle põhjal omakorda, kui me vaatame majandustehinguid, siis tekivad ka raamatamiskirjendid. Raamatamiskirjend on juba see asi, mis XBRL Global Ledger raamistiku alusel
peaks minema selle standardse andmekooseisu kaudu siis universaalseks allikaks kõikidele võimalikele aruannetele, mis majandustehingute baasil täna nõutakse. On siis mingi Maksuameti aruanne või statistika aruanne või hoopis tükis Keskkonnaameti aruanne. Kõik need põhimõtteliselt, mida saab majandustehingu pealt kätte, peaks saama sellest universaalsest raamatavist kiirendi andmekoosseistu kätte. No ütleme peale päriselu ja siis ideaalmudel võib-olla natukene erinevad. Mõnegi palju ma arvan. Et seal on, jah, me räägime, toome nüüd näite, et meil on see müügitehing, siis ta jõuab nii raamatud, aasta on tuluna kuskile ühtemoodi, seal võib-olla siis on vajadus näiteks riikide või teenuste kaupade lõikes kuidagi esitada. Kui ta liigub see sama müügitulu liigub Maksuametis, siis seal huvitab pigem see, kuidas teda maksutatakse, mis on see käibemaksumäär, oli ta käibemaksu vaba, nõnda edasi, et jah, see tehing on sama, aga ütleme eri siis sihtkohtade millest pannakse need erinevad tunnused juurde. Et kuigi see nimekiri kõikvõimalikes tunnustes on ja mida peaks juurde panema on pikk, siis on iga sellised tüüpilisemad ja müügitehing, ostutehing, põhivara, neil on oma spetsiifilised tunnused, mis on vajalikud. Et kõik tunnused ei lähe kõikidele tehingute juurde, et see ei tööta. Et mõtlen, et kui ma peaksin nüüd ühe tehingu kõikidele dimensioonide lõikis hakkama ära jagama, mis iganes kombinatsioonid tekivad, see ei tööta praktikas. Kui me teeme palga mingisugust tööülekannet, siis me ei taha näidata, et mis riiki see töötaja mingisuguseid asju müüs. Jah, et seetõttu tõenäoliselt ikkagi jääb see, et ei teki mingid universaalsed, kõik ühele sobib ülikond, vaid iga siis andmete tarbija saab temale vajalikud komplekti. Et see hoiab süsteemi lihtsamana, andmemahud väiksemana ja nõnda edasi ja kõik võivad kõik muud need superandmebaasi turvariskid, mis see komplekt tekib siis nii-öelda teispool andmesilda. Kui majandustarkvara saadab oma selle nii-öelda XBRL raamistikule vastava keelte ploki üle andmesilla kuhugi keelde, siis seal komplekteeritakse. Ei. Ikkagi läheb niimoodi, et ütleme niimoodi, et majandustarkvaras on sul üks selline suur kogus siis andmeid. Ja iga siis riigiasutuse jaoks tehakse eraldi päring, et sina saad selle komplekti, sina saad teise komplekti, ta võib olla sul tehnilist ühe nupu taga. Aga ta ei lähe nagu ühtse massina. Paketeerimine toimub ikkagi seal majandustarkvara poolel, enne midagi lastutakse andmesilale. Mõtle nüüd selle peale, et kui sul tekib nüüd näiteks sa saadad ära äriregistri Statistikaametile, igal pool saadad oma andmed ära. Ja viga tekib sellest, et Maksuamet öeldakse, sul üks käibemaksu kood on vale. Sa ei hakka ju igale poole kõigile saatma uuesti andmeid, sest mujal olid andmed korras. Sa võtad selle väikse sektsiooni, parandad selle ära ja saadad selle uuesti. Et sedasi ütleme, ega need kohustused ju tekivad aja jooksul ju paindlikult, et Statistikaametis näiteks on ettevõtted, kes ei pea midagi tegema, aga on ka neid lotovõitjad, kes on saanud endale võib-olla 11 või 15 aruannet, nad on suured riigi mõttes tähtsad andmete esitajad. Ja seal siis on see vahepeal ja seal ongi see, et sul on juhu valim, sa võid sattuda või mitte sattuda sinna valimisse. Või kui sa satud, siis sa pead ka mõelda selle peale, et kuidas ma suudaksin, et ma saaksin oma tehingute pealt ilma väikse vaevata selle info ära saadetuks. Ja kui mõelda majandustarkvara arendajate seisukohast, siis peab olema põhimõtteliselt valmis selleks, et mõni tema kasutajatest ettevõttes satub sinna lotovõitjate hulka ja ta peab hakkama esitama mingisuguseid küsimustikke andmeid. Järelikult peab see majandustarkvara arendaja mõtlema nagu algusest peale, kuidas ma saaksin olla valmis selle jaoks, et võib-olla minu 1000 kliendist 5 tükki peavad hakkama seda aruannet täitma. Eks see on see valiku küsimus, et tõenäoliselt mõned spetsialiseeruvad, et kõigega tõenäoliselt tegema ei hakkagi. Et mis majandustarkvara vaatenurgast mõnikord ongi probleem on see, et neid lisatunnuseid nii palju juurde panna on keeruline. Osad ütlevad, mul on võimalik panna 2 tunnust tehingu juurde, see on kõik. Praegu ei ole disaininud oma tarkvara nagu rohkemate võimaluste jaoks nii just. Aga ka seal on välja pääsud olemas, et sa ei pea panema seda konkreetsesse finantstehingu kirjasse, seda neid asju juurde. Sul võib olla osa niimoodi, et osa tunnused näiteks on kuskil registrite tasemel hoopis. Kliendi küljes on mingid tunnused, palga töötaja küljes on teised tunnused,
konto küljes kolmandad tunnused ja nõnda edasi. Ja siis, kui sa hakkad seda andmed saatma, siis on sul tehing, mis on seotud siis nende registritega ja sa komplekteerid seda vajaliku komplekti kokku. Ja täpselt ja seda nimetati terminimõiste normaliseeritud andmebaasiks, et sa ei hoia andmeid mitte liiasusega, vaid registrite kaupa eraldi ja registrites on spetsiifilised tunnused, mis just nimelt selle registri objektidega kokku lähevad. Aga kui me räägime sellest XBRL-GL, siis me komplekteerime asju niimoodi, et need tunnused võetakse lennult vastavalt sellele majandustehingu kirjendi sisule ja pannakse need klusti külge, kellele ma paketeerin statistikale tööjõu palgaoon, et okei, siis võtame need tunnused, mis tulid võib-olla töötaja registrist ja võib-olla palgaarvestus. Ja lepingus on midagi võib-olla lepingust ja kuskilt mujalt ja siis või väljamakse pealt ja siis saab selle info kokku. Mis tähendab, et majandustarkvara arendaja seisukohalt on asi siiski suhteliselt keeruline. Ja ta peab oma kasutajale tegema selle UX-i ja UI kasutusmugavuse nii mõnusaks, et kasutaja ei peaks ise mõtlema, et kellele ma nüüd mida siin paketeerin, millal mingisugust asju peaks, tunnuseid peaks seestama ja kasutama. Siin on enda ka see kehtib see 80-20 printsiip, et tõenäoliselt, minu kogemusega, nii palju need erinevad majanduspartnerid on kokku puutunud, see kuskil 80 või isegi 9% tunnuseid suudad juurde panna automaatselt niimoodi, et kasutaja ei pane seda tähele. Ja siis on need 10% sellist erijuhtumid, mitte tavalised tehingud, kus on siis vaja nagu hakata täiendavalt mingeid tunnuseid muutma või mõtlema, et mida ma sinna juurde nüüd panen. Et ta väljub nagu sellisest tavapärasest rutiinist. Ja siis on see raskuskoht. Et ikkagi, kui me ka seda RIK-i puhul seda lahendust nagu disainisime, selle hulgas ka koos majandustarkvaraga vaatasime, et kuidas nad saavad neid asju teha, siis me ka nagu arutasime, kuhu mida panna, kuidas seda võiks nagu üles heita niimoodi, et kasutaja saaks oma tööd jätkata nii, nagu ta seni on teinud. See, et seal on mingid kuskil taustana, mingid tunnused, mingite tehingute peab tuletatud, see ei peaks üldse olema tema ülesanne. Aga kindlasti see tuleb mingil hetkel päevakorda, sest kui me tahame saada nagu selliseid keerukamaid aruandeid, siis see eeldab mõnikord, et need tunnused tuleb kuidagi spetsiaalselt juurde panna, et seal võivad tekkida siis erijuhtumid. Sellega peab nagu eraldi arvata, aga see on erand. Aleksandr Beloussoviga arutades jõudsime sinnamaale, et võib-olla teeb ka ärireeglid, et millal mingisuguste tehingute puhul mingeid tundeid panna. Ja siis publitseerib need standardsed ärireeglid, mis kajastavad võib-olla seda 10%-st 75% juhtumeid. No seal on jälle ka see, et seal tuleb natuke neid proovida kõiki neid elulisi võimalusi või erandeid nagu läbi mängida. Kui me nüüd jõuame, kui ma ise jõuan teha, et siis katsuks teha need ka raamatupidaja vaatest võib-olla sellised tüüpilisema, mitte tüüpilised, ikka need erijuhtumid läbi mõtelda, läbi kanda ja siis vaadata, et mis tunnused või kuidas see asi nagu hakkab kokku jooksma. Sest alati ei pea tunnust juurde tulema, tekitama. Mõnikord on see mingi näitaja tuletamine võimalik siis tunnuste kombinatsioonist. Et kui ka seda neid loetelusid või need klassifikaatorid elementis me disainisime, siis ega me mõnes mõttes ei mõtle välja midagi uut, et riigis on juba see riik iseenesest on see kõige suurem kontsern, temal on see süsteem mingil kujul olemas. Aga me üritasime teha seda võib-olla veel natukene lihtsamaks, et ta ei oleks nii keerukas, näiteks, et ütleme hästi lihtne. Ma hindan valusid alla ja pärast tühistan selle allahindluse. Mul ei ole vaja teha kahte koodi, et üks on allahindluse tegemine, teine allahindluse tühistamine. Kuna saadetakse kandega kaasa ka siis see debet või kreedit tunnus on ja siis see näitab tegelikult pluss või miinus. On üks või teine, et tegu on allahindlusega, mis siis lisatunnuse järgi saad aru, et kumbaga on tegu. Et selliseid kombinatsioone me kasutasime päris mitmed ja ka samal ühtlustada, et ei ole mitte erinevad 10 erinevat sissetulekut, vaid üks sissetulek ja sõltuvalt kontekstist me katsume selle nagu lahenduse näitaja välja tuletada. Ja oluline on nüüd, et need andmed esitajad saaks aru, kuidas süsteem töötab, et siin on nagu jälle praktiline kogemus, et kui avalik sektor arendab teenust, siis tal on 2 varianti. Kas ta teeb endal mugava teenuse ja kliendile raske või ta võtab selle raskuse enda peale ja teeb kliendile lihtsamaks selle peale.
Siin on väga, ütleme nii, et see arendus võib maksta, ütleme, ma ei tea, avaliku sektori vaatenurgast, ütleme see, ma ei tea, 50 000 eurot näiteks, ütleme, noh, tõenäoliselt üks näite. Aga mõtle nüüd selle peale, et kui sul on see teisel korral näiteks 15 tarkvaraarendajat, kuhu ma selle panen, kas need 15 tükki peaksid seda mingi keeruka arenduse tegema, või ma teen üksi ise selle arenduse ära. See on selline filosoofiline küsimus, mis mõnikord, ma saan aru, avaliku sektoris ka on alati see rahaline surve, et teha nagu asju võimalikult säästlikult. Aga teiselt poolt mõnikord tuleb mõtleda selle peale, et kui me nüüd säästame siin, palju meil tegelikult nagu see erasektoris seda koormust juurde paneme. Et see ka äriregistris meil olid sellised vaidlusi, need olid päris tulised, et kuidas me asju teeme, aga lõpuks ikka jõudsime niimoodi, et kui me tahame, et klient hakkab andmeid esitama, siis tema jaoks on see võimalik. Muidu ta ei saada meil neid teile. Just, ja klient sõltub sellest, mida tema raamatulehes programmi arendaja, majandustarkvara arendaja on tema jaoks teinud. Mis samakorda tähendab, et see kommunikatsioon peab olema just nende arendajatega, ma ei tea, just igapäevane, aga hästi tihe. Et arendajad saaksid kaasa rääkida, et nad saaksid põhimõttest aru, et mida me üldse teeme. Eestis on täna üle 60 erineva enam-vähem valmis tulnud paketi, mida on võimalik Eesti poel. Siin on üks taaarvestussüsteem ja muud. Pluss veel 100 infosüsteemid, mida on tehtud nagu eritellimused erinevate suuremate ettevõtete jaoks. Ja kui nüüd kõik need arendajad saaksid sellest põhimõttest nagu üks mees aru, et aha, me läheme nüüd teeme sellist asja, mida see ekspertiis meil kõik võimaldab teha, kui kõik selle oma arenduse strateegia tuunaksid selle peale, et okei, siin me lihtsustame kasutajate jaoks nii-öelda tuleviku aruandmete esitamise viisi ja ühtlasi tooksime kasutajani selle info, mida siis teenustest on võimalik kasutajale kuvada. Täna näiteks ma pean login maksuametisse, et saada teada mingi maksukäitumise hinnangi ise enda kohta või siis oma partneri kohta, kui see on üldse avalikustatud. Või ma pean minema kuskile 10 erinevasse kohta küsima, et mis mul on siin konkurendi käive või ütleme, avaandmeid on hästi palju, aga seda on jälle vastik kokku lappida. Isegi mina, kes ma ka uurin mingisugust turusegmente, sageli ma lihtsalt ei viitsi neid kõiki andmeid igalt poolt kokku tõmmata. Iga kord on täpselt üks sama jälle kraavime andmeid kokku siit. Nüüd on AI tuleb natuke appi, aga ikkagi see on ebamugav. Mis saaks olla mugavam mikroettevõtte, kui see, et tema igapäevane tööriist annab talle ka mingisuguse võimaluse monitoorida, kuidas minu segmendil näiteks läheb. See on see Statistikaameti eksperimentaalstatistika lavar, kes tegi sellist asja, et saaks oma segmendi kohta mingisuguseid päringeid esitada ja võrrelda iseennast vastu teise analoogilise firmas. Aga kõik need lahendused peavad olema mugavalt kättesaadavad. Ja kui küsida, kui paljud ettevõtted täna kasutavad digivärava teenuseid, kes lähevad sisse Eesti kaudu ja vaatavad, mida kõike seal on. Ma saan küsin ka väga küsimused, kui paljud sealt käivad. Ja kui me siin eelmisel nädalal just ühel X-põhjusel läksime sinna, et vaadata, mis seal siis täna seis on, siis me imestasin, et siin on päris palju huvitavaid andmeid, mida tegelikult võiksime ju isegi teada. Aga neid kuvatakse alles siis, kui ma lähen spetsiifiliselt küsima. Ja täna mul oli endal isiklikult oma firmaga see tore näide, et helistab sisse kindlustusse küsib, et ma tohin teile teha kasva pakkumise. Mina ütlen, mis te seda teete, te esitate mulle iga aasta arve. Siis ma vaatan oma süsteemist, et arve on see aasta esitamata. Mina ütlen, kus mina tean, kas ma pean ootama mingit kasvuarvet. Ma tean, et iga aasta on tulnud arve, maksan seda, kasva on peal. Selline, ma 2 aastat olen sõitnud ilma kasvata, kujutate ette. Õnneks ei ole midagi juhtunud, eks ole, ainult paar liikluskindlustust juhtunud, kus mina süüdi ei ole. Ja ei saa aru inimesed tänapäeval, et nad peavad kogu aeg 10 kohta minema ja vaatama. Seetõttu on jube mugav, kui mikroettevõttel oleks selline universaalne töölaud, et tema raamatussüsteemi juures. No seal ütleme, Rikis nüüd sai, äriregistris sai mingid teenused ka nagu toodud vähemale. Et kui me seal äriregistris välja arvutati, et mis aruanded on seal esitamata ja mis perioodid, siis tegelikult samas andmesille teenuse kaudu sa saad vaadata, mis aruanded on mul esitamata, millal tähtaeg on. Ehk seda saab teenusena majandustarkvara endale nagu kuvada, kus iganes kohas siis selles mõttes edetub. Ja teiselt poolt, kui sul on kohustus täidetud, siis majandustarkvaras läheb see mingi asi, siis märgitakse ära, et on esitatud korras. Samad asjad võiks toimuda ka siis Statistikaameti küsimustikega, Maksuameti maksudeklaratsioonidega. Sul on see loetelu olemas, mida riik minult tahab saada. Ja ma järjest vaatan.
täidan ära või teen ära mingid kanded ja saadan need nii-öelda andmed teile. Täpselt, ehk siis iseenesest tehniliselt on enamuses majandustarkvarades olemas nii-öelda töölaud, kas või avaekraan või mis iganes. Ja seal võiksid vilkuda vastavalt siis punane tulukene, oi, sul on mingi asi tegemata, kollane, et varsti hakkab tähtaeg lähenema, roheline, kõik on korras. Nii et jah, et see, tulles nüüd tagasi selle võib-olla see AI teema juurde, siis ja kui ütleme nende tehnoloogide juurde, siis kahjuks ta finantsvaldkonnas väga palju ei aita. Ja seal on põhjus väga lihtne. Ühelt poolt see XBRL ja kõik see XML valdkond on väga spetsiifilise tegevusvaldkonna seotud. Seda kasutavad finantsasutused, riigiasutused on ja niimoodi mõnes mõttes nagu suletud süsteemid. Ja selleks, et AI-d õpetada, siis on sul on vaja tegelikult ju mingi hunnikud andmeid. Ja parimad on mõeldud ka selle peale, et praegu lahendavad seda probleemi, et meil on seda aruanne, me peame siis seda ära märgistama, kuidagi, kas AI võiks teha minu eest, et peab ära märgistada, et tagida ära siis aruanne, ma olen tunnused juurde. Aga ta suudab teha seda nagu tavapäraselt 8%. Ehk ta suudab põhiaruanne, mis on avalikud, neid saab teha, aga kuna nagu mudelis ettevõtjad või ise igaüks oma lisas iga erinev poolt märgistada, siis AI ei saa hakkama, ta ei lõppematerjali. Ja teiselt poolt siis selleks, et hakata seda probleemi lahendama, siis ka nüüd see XBRL kogukond juba mõtleb alternatiivide peale. Alternatiivid on näiteks seesama JSON, mis on nagu natuke levinum ja võib-olla natukene paremini kättesaadav ja välja loetav on ja. Ja ega siis CSV ka kuskil ära kadunud ei ole. Ehk teiste riikide kogemus ongi see, et need XML failid, kui andmemahud läheb hästi suureks, siis validaatorid koolevad maha, nad ei suuda neid enam läbi hammustada. See andmemaht on vaata, mida sa töötlema pead, on nii palju, seda parsima, kontrollima, need edasi, et seal siis on ka pankade vahel, alguses üritati selle XML-iga liigutada, siis mingit andmemahtu mingi tavaliselt CSV peale, ehk seda on nagu lihtsam töötada, et failina on väiksem ja ka töötada on lihtsam, et tehnoloogiad ajas muutuvad tõenäoliselt, et sellega peab olema ka nii-öelda valmis. Aga see on võib-olla isegi kasutaja või siis ettevõtja jaoks teisejärguline teema, et milline see baastehnoloogia seal all on. Ega ta tegelikult sellest X-test ei tea midagi ja tegelikult ei tea sellest ka, et kas JSON või HTML või CSV. Tema vaatab ikkagi seda, mida ekraanil näeb, kas on nupp, et ma vajutan siia ja siis andmed saadetakse kuhu vaja. Seal ikkagi on väike vahe, et ütleme, inimesed ju kui saadavad andmed ära, tahavad saada kohe vastu, kuidas mul läks, mis see tulemus on, mis arvan on. Ja kui sa nüüd võtad nagu samad andmed saadad ära XML-is või JSONis, proovid need seema vastu valideerida, siis mis arvad, kumba kiire? JSON peaks kiirem olema. Jah, ongi niimoodi. Ja kui XML-id on veel või need XML-i seema on keerukas natuke, nad on päris sügav, ta on mitmekihiline on. Et siis see ei lähe nii kiiresti ja see võib olla üks asi, kus nagu siis ammapidi oota, vajutab nuppu, et tuleb või tuleb, see vastus on, et ma juba saatsin ära, et mis ta nii kaua mõtleb seal. Facebooki foorumis võib 10 või 20 lugeda, et maksumoment on jälle maas ja nii edasi, millal tuleb tagasi. Et see võib muutuda mingites olukordades nagu tähtsams just seetõttu, et kasutaja kogemus. Seda paremaks muuta, seda parima tehnoloogilisi, sest võivad niimoodi paremini teha. Täpselt nii. Aga tegelikkuses kui me vaatame neid erinevaid teemasid, siis võtkame siin nagu sisuliste asjade juures, tehniliste asjade juurde ja või poliitiliste teemade juurde ka. Siis kui me strateegiliselt tahaksime tõesti reaalaja majanduse teemadega edasi minna, siis andmepõhine aruandlus on nagu üks suur komponent, mis võimaldab siis ka riigi poolel saada suhteliselt kiiresti hea pildi sellest, mis majanduses toimub. Täna me saame seda, ütleme, et kuu aja täpsusega, kui me vaatame maksuameti aruandeid, aasta täpsusega, kui me saame majandusaasta aruanded kätte ja siis tulevad järjekordsed prognoosid ja edasi ja tegelikult on väga iganevad andmete peale. Kui me nüüd lähme selle andmesilla lahenduse peale, siis põhimõtteliselt võiks ju edastada kas või iga kuu ka majandusaasta aruande jaoks vajalikku andmekomplekti ja saaks kätte ka sellise vaate, et kuidas meie majandusel läheb aasta aruande struktuuriga esitatud andmete põhjal iga kuiselt.
nojah, ettevõtted ise ju jälgivad seda igakuiselt seda kasumit ja mis see finantsseis on, et kui need numbrid on kokku pandud, siis on see aruanne lihtne teha. Aga ma arvan, et seal on vaja nagu väga mitmeid eeldusi selleks, et selline nagu see unistus täituks. Ühelt poolt teades ju seda, et kuidas väikeettevõtted oma raamatupidamist teevad. Neil on see ka siiamaani on selle info jõudmine raamatupidaja juurde, kes ta siis teeb, on ju omaette väljakutse. Võiks sügavalt rohkem olla siis raamatupidamist pakkuja. Et kui me suudaksime nagu ettevõtte jaoks teha selle raamatupidamist selles mõttes lihtsamaks, et ta harjuks tegema mingeid asju nii-öelda otsesid, ma ei tea, majandustarkvaras või see oleks talle hästi mugavaks tehtud, et tekib endal vajadus nagu oma raha asju sealt kaudu teha. Nii tegemist teeb arvet, võtab ostuarve vastu, palgaarvestus, mis iganes see toimub. Siis see võiks olla liikuda kiiremaks, et ega tehniliselt ei ole, et me võime ju ka palka ja amortissiooni arutada igapäevaselt. Näiteks kui ma seal Soomes toimetasin, siis seal ju palka maksti mitu korda kuus. Et ei ole sul üks palga ajal, et sul ikkagi on jagatud mitmeks jupiks ja on võimalik. Kõik kalariga teha. Et sama saab ka teha ju teoorias võid ka viidata päevatunni tasu peale. See lisab komplekssust, keerukust, aga see on võimalik teoreetiliselt. Aga see peab vaatama seda, et see eeldab seda, et ikkagi see andmepõhine võetakse kasutusele. See võtab, ma arvan, aastaid, see ei lähe niimoodi, et lõks, et nüüd kohe. Siin oli jälle ka nüüd see üks nagu mulle meeldib igasuguse neid teadusuuringuid nagu sirvida ja uurida, mida siis teistes riikides tehakse. Ja seal oli üks uuring tehtud küll mitte nüüd XBRL vaatest, aga ütleme selle XBRL vaatest, et mis on need eeldused nagu miks asjad mingid riigites nagu see õnnestub ja teistes riikides ei õnnestu. Kuigi seal need tegurid oli mitmed, on see IT-teadlikkus ja mis iganes on ja siis seal oli nagu kaks nagu sellist olulist võtmekohta, mis nende jaoks nagu ära vaja. Esiteks on see, et keegi peab olema esimene, kes seda ära teeb. Mingi siis need asutustest on. Et see avab nagu teiste jaoks uksed, et siis on nagu see tehtud. See oli ka see, miks me nagu Äriregistris tulime nagu väga tuliselt kaasa, et kui Äriregistris ära teeb 300 000 ettevõtet nagu suurem osa nendest võtaks selle kasutusele, siis läheb ka teistele teed lahti. Just. Et ta peab olema. Teine oli siis pigem ka see, et kas ta on vabatahtlik või sulgustik on. Mina pigem eeldaks alati vabatahtlikust ja et riigil esitatakse täpselt nii palju andmeid, kui ta tegelikult vajab ja rohkem ei ole vaja, on ja, et hoida seda halduskoormust mõistlikuna, aga kui andmed liiguvad nad automaatselt või see on tehtud nii võimalik lihtsaks, siis ma arvan, et ei ole ka kaugel meil see aeg, kui meil nagu naaberriigidki peame oma aastavade koostama 4 kuu möödudes peale majandusaasta lõppu. Naabrid meil ju seda teevad tegelikult. Me oleme ainuke, kes siin seda 6 kuud kasutab. Ega see tehniliselt ei ole üldse võimatu. Põhimõtteliselt võib teha ka 1 kuu pärast majandusaasta lõppu eeldusel, et majandusinfosüsteemist kõik tehniliselt kontrollitud ja korras. Et olles olnud ka Eesti börsiettevõtte väiksest ütles Eestis kunagi tootmisettevõtte oli seal nagu finantsjuht, siis seal oli niimoodi, et me pidime tootmisettevõttest majandusaasta numbrid kokku saama 5. jaanuariks. Ja siis on meie see mäng lõpetatud, et see pidi olema valmis. Ja see eeldab lihtsalt seda, et sa pead olema süsteemid tehtud, asjad korras, mingid asju teeb varem, et saaks õigelt saaks valmis on ja see on võimalik. Täpselt nii. Ma arvan, et igal mikroettevõtjal on võimalus esitada oma 20. kuupäeva asemel käibedeklarit 5. või 6. Eelmisel, et ka 5. või 6. on kõik eelmisel. Ja see sõltub just teistest partneritest, et kui hästi ma saan nende käest need andmed kätte. Aga millega raamatupidamisteenuse pakkujad on hädas, on sageli need dokumendid, mis pärinevad tehingutest välisteenuste pakkujatega stiilis igas subscription'i tüüpilised EDF-teenused välismaalt. Ja tänapäeval ei kiputa enam saatma sulle mingit PDF isegi, vaid saadetakse link, et mine vaata sealt portaalis sul on arve. Ja siis sa pead sinna sisse logima, seda arve sealt alla tõmbama, raamatupidajale saatma, see on kõik sükene halduskoormus, mida mikroettevõtjad sageli tuleb käega aasta lõpul. Ma arvan, et see on, kuna seda on võimalik muuta, tehnoloogiad on ammu juba olemas, et seda muuta lihtsamaks. Praegu me kasutame ikkagi ka e-arvete puhul suhteliselt vana, süüpist jäika, rasket tehnoloogiat, et kui see
kui see platvorm ja loogika natuke ära muuta lihtsamaks, siis ei ole ka nagu ettevõtja seda teha veel mugavaks ja raske teha kasutusse võtta. No just, aga seleta seda kuskil Microsoftile või Metale, et palun saada mingisugust Eesti või EU standardile vastavat e-arve. See ei pea algusega tulema Microsoftist. Algust tuleb mõniga need muudatused juhtuvad ikkagi need väiksematest, kes näitavad eeskuju ja siis suured lihtsalt lõpuks vaatavad neile ja muud üle vaast. Või kui nad jäävad rongist maha. Kusjuures see meenutas mulle juhtumit, kus üks Eesti suur kommunaalteenuste pakkuja tegelikult hakkas samamoodi saatma e-arve asemel mingisugust e-maili. Et siin on palun link, mina vaatasin lingid. Praeguste küberpettuste ajal mina enam ei võtaks ühtegi e-mailist vastu ja ammugi ei klikkiks linkidele, nii et kui siis ainult e-arvud palun. Ja kui veel kasutab mingit teenuspakkujaid, mis ei ole tuntud on ja see tuleb mingi X kohast, et siis see kui ta raha saab, siis ta võib tegema midagi nagu korralikult, et saab Eesti hoida. Kui me juba küberturvalisuse teema juurde korraks tulime, siis kui turvaline on jälle selle andmesilla teenuse kasutamine? Ta on tehnoloogiliselt kindlasti ta on turvaline, selle mõttes seda saaks juurde keerata. See kõik need võtmed ja muud asjad aeguvad nii nagu pea, see uuendatakse vastavalt neid, kui sessioonid toimuvad ja ka nende rünnakute vastu on testitud selles mõttes, et ega siis äriregistri või RIK-il on Eesti Infosüsteemi Keskusel oma need kõik vastavad osakonnad, kes tegelebki sellega, et proovida neid asju nagu maha võtta ja koormuse või jõudlused ja kõik asjad nagu, et selles mõttes ma arvan, et see ei ole otseselt, ma ei usu, et see on midagi midagi erisõt kui pangasüsteem on ja. Kuidas näiteks API võtmevarduse vastu kaitsta? No ta selles mõttes on see API võtmed, ta selles mõttes on personaalne. Ega iga võtmega, iga salasõnagagi on see võimalik. Ma ei usu, et nüüd praegu nagu seda kahekillist või teist, et see kuskilt mujal peab nüüd nagu seda kinnitama. Aga kui see vajadus tekib, siis see juurde panna, ma arvan, et ei ole ka mingi probleem. No, esialgu võiks kõik majandustarkvarad vahefaktorid autentimise peale. Hetkel ta selles mõttes sõltub muidugi on sellest, mis andmeid seal hakkavad liikuma. Praegu seal liiguvad mõnes mõttes ajaloolised ja tulevikus avalikud andmed, just hetkega. Kui seal nüüd hakkavad liikuma nagu isikuandmed, mis iganes muud andmed, ja siis võib tekkida, et seal on vaja siis teatud turvalisusasju võib-olla täiendada, sest mida seal ega sa andmed tagasi sa pärida ei saa. No see on nagu selles mõttes, sa saad sinna ainult saata ja vastused, kas see saatmine õnnestub mitte, sa saad pärida teoorias võiks, kui sa võtme saad kätte, siis sa peaksid saama ka selle tarkvara tegelikult, kelle kaudu sa võtid kasutad kätte, sest ta ei ole ainult ühe kingi, see lahendus. Seal vaadatakse, et ka kust ta tuleb, see on ju, kes sealt saadab, et sa ei saa ainult selle oma võtmega, sa päris ei pääse ligi. Et isegi ka võtti õnnestuks ära varastada, siis sa peaksid nagu ka saama kätte selle tarkvara selle võtmega, ka see teoorias on võimalik. See võib-olla on isegi suurem küberoht, kui läheb rändama see võti, mille kaudu saab liidestust kirjutada majandustarkvarasse mingisuguseid kirjeid. Stiilis vastu arv. Aga jälle, see on jälle see, et majandustarkvara lihtsalt antakse juurdepääs, et ta võib andmeid saata. Ja selleks, et seda saaks saata, on vaja ka reaalselt isikud, kes siis teeb ennast autentides, eks see ühendus tehakse ennast autentides, saadakse see võtti sinna majandustarkvarasse. Ja see võti aeg selles mõttes ja eks siis elu näitab, kuivõrd kas seda võtit siis peaks hakkama kitsamaks keerama, aga seal oli jälle see, et tõenäoliselt seda saab muuta nagu seda kehtivust lühemaks, kui hakkavad tulema need isikuandmed, et seal võib-olla paar kuud ei kasuta, käivatakse võti kinni, näiteks. Majandusaasta puhul me ei saa nii jäigalt panna, sest ettevõtja võib see vahe, mida ta külastab, võib olla üle aasta. Sellepärast see praegu see võti kehtib nagu natukene, selles mõttes kauem, et kliendile iga kord ei peaks seda uut võtit tegema, kui ta tahab majandusaasta arvandistada. Just, aga see võti ei ole võib-olla nii ohtlik ka kadumisel, sest sa ei saa vastu midagi, sa ei saa mingit tehingit teosti läbi selle võtmi, sa saad lihtsalt andmeid edast. Just, sa saad andmeid esitada ja ütleme need, kui sa tahaksid andmeid kätte saada, siis nii või teised on äriregistris sama andmed. Põhimõtteliselt kõik. Hetkel sa praegu seda nagu ei ole teema, aga jah, möönan, et siis kui oleks isikuandmed, siis
see turvalisuse peale kindlasti peab mõtlema, et nendel juhtudel tõenäoliselt tuleb reeglid muuta, aga see on jälle see, et sa saad kliendi profiilist lähtuvalt, mis andmed ta nagu siis saadab ja seda turvalisust tegelikult juhtida. See on jälle siuke natukene keerukust juurde, aga mitte midagi ülemõistuse ja näiteks, mis oli huvitav lahendus, mis nüüd nagu teenuste mõttes hakkas tööl, oli ma ei tea, siin ma räägin jälle siis riiklikest mõistetest, on selline süsteem nagu pääsuk. On tehtud siis nagu siuke riiklik pääsude haldamise süsteem. Ja siis üllatav, raamatusbürood võtsid selle väga edukalt kasutusele. Eks me ise andsime sisendid ka, et kuidas see asi tuleks üles ehitada. Ja, aga näiteks sealne vajadus, et nad muudavad selle kaudu oma sellest klientide andmete aruande esitamist lihtsamaks. Just. Ja selles oligi, et ka äriregister kasutab seda, sealt kaudu tulevad nagu õigused, et ta ei pea ise seda funktsionaalsust enam üldse arendama. Okei, ta hoiab kõik õiguse ka, et juhul pääsuke ei tööta, siis ikkagi arvan, et saab esitada, ehk on dubleeritud andmed. Aga kogu see komplekssus, mis oleks näiteks raamatusbüroodel, et ma saan ise määrata, volitada, edasi volitada, et see ei ole hästi äriliste teema. Ja pääsuks, sest praegu veel on puudu Maksu- ja Tolliameti ligipääsude alla. Kui see tuleb, siis... See on aja küsimus, see lihtsalt võtab aega. Suuri laevu pööratakse tasakesi ja see võtab lihtsalt aega, võib-olla võtab mõni aasta aega, aga sihina jälle, seal peab keegi esimene, see äriregister jälle see, me olime jälle esimesed, teeme otsa lahti, vaatame, kuidas töötab, katsetame ära. Ja ajakulgemise mõttes vaatame, et tunnetame tänapäeval, et aeg kui läheb kiiremaks, kuidagi kõik tõmblevad ja mingist asju on liiga palju vaja teha. Aga samas näiteks see sama andmepõhine aruandluskogus X-Paralleli G-kontseptsioon, see on 10 aastat ei praegu aega võtnud ennem, kui ta nõudnud reaalselt andmesildade ja eestati. Eks see peab olema, need tähemärgid peavad siis toetama, sest need juhused peavad kokku sattuma. Ja see peab olema ka nagu omajagu julgust mingeid asju katsetada, teha teistmoodi. Ja ega see avalik sektoris seda aeg-ajalt juhtub, aga mitte see ei ole valdamata, et ikkagi üritatakse teha nii, nagu kogu aeg on tehtud. Ja samas, kui vaadata, kas see nüüd avalik sektor, kes käivitab mingi järjekordse nullbürokraatia initsiatiivi või nullaruandluse initsiatiivi või siis praegu on Riigikantselei juures moodustatud sellise halduskoormuse vähendamise ja tööprojekti ja nii edasi. Mingid tsüklisus, aga kogu aeg jälle üks ja sama jutt. Et tegelikult see tuleb ju otsapidi ikkagi erasektorist. Erasektor ei taha seda halduskoormust. Nemad survestavad, et kulge, teeme asjad nüüd lõpuks ära. See ei ole ju riik, kes ütleb, et kõik seda andmepõhist aruandlust või e-arveid või mingid muud asja tegevad, see peaks tulla surve sealt altpoolt. Kui vaadata näiteks kas või see Statistikaameti küsimustike vajadus, mis seal on, siis see sama, mis tehti majandusaasta aruandeks ära, see andmekomplekt. See 99% sobis ka Statistikaametile ja ettevõtte vaatenurgast võiks mõtelda, et võib-olla kasulik see integratsioon ära teha. Sest sa esitad omale kvartaalsed või mis iganes sagedusega need kuiselt või need andmed ära on ju. Ja need lähevadki sulle 3 küsimust, mis kasutavad täpselt sama põhja põhimõtteliselt. Võib-olla natuke erinevat moodi. Sa saadki Eesti Pangale tehtud, sa saad selle kvartaalse finantsnäitajad ära esitatud ja lõpuks kokku saad ka selle Ecomari tehtud. Kõik on sama andmekomplekti peal. Ja ei ole vaja eraldi nagu siis esitada iga küsimustükku eraldi. See ühisosa nagu töötab ja nüüd ta hakkab nagu palgaandmed selles, mis on nagu tehtud, see mudel, see on hea, et seda hakkavad nüüd juba kasutama ka näiteks Tervisearengu Instituut ja nii edasi, ehk ei ole ettevõtjal vaja teha nagu väga palju enam mingit täiendavaid lisatööd, kuna struktuur on õigesti paika pannud. Just. Et see loogika on ühtne ja selle koha peal olen mitmel korral rääkinud sellest ühtse töörühmast, kuhu kuuluvad siis aruannete korjavatest asutustest üle 20, mis tähendab, et nad kõik nagu üritavad ühel moel mõelda, et võidatme ükskord küsime ühtegi samu andmeid, mis siis, et see on võib-olla Keskkonnaameti andmestik, Riia andmestik, võib-olla selle Maksuameti andmestik, aga me ei tohi ettevõtjad küsida 10 korda samu andmeid erineval kujul. Jah, ütleme niimoodi, et jälle, kui sul on see põhimõtteliselt on see, et majandustarkvas on ühe nupu taga või
või siis mitme nupuga sa vajutad ära, et saada need andmed ära. Siis see, et jälle mitu paketti, kuhu ma laiali saada, see tegelikult ju enam raamatupidamistööd keerulisemaks tee, sest tema ei pea seal ühtegi liigutust tegema, selle jaoks täiendavalt välja. Isegi kui lähevad samad andmed, nad tegelikult ei ole päris samad andmed, see on ikkagi jälle hoitakse niimoodi, et ei ole vaja saata nagu maksimumi kõigile, vaid igale ühele täpselt nii palju, kui sul vaja on. Aga see põhi on, mille pealt andmed võetakse, on sama. Ja siis on lihtsalt ongi erinevad pärimid lähevad andmetega erinevatest kohtadest. Ja kui nüüd vaadata ajas natuke tagasi, et see kõik sõltub sellest, kuidas need raamatutest tarkvara arendajad kaasa tulevad ideega, siis kuidas nagu sinu praktiline kogemus näitab, mida need majandustarkvara arendajad üldse nagu endast kujutavad, kas nad tulevad nagu ideedega kergesti kaasa või? Eks see on jälle nagu kahte või erinevat tüüpi on ja, et olid, kui me nüüd Rikile otsisime partnerid, siis me katsusime leida nagu, mõtleme see prototüüpideks. Proovis leida võimalikult eri profiiliga neid, et oleks nagu erijuhtumid kõik nagu hõlmatud, et leida nagu tõesti, kus on mingi kitsaskohad eri majandustarkvarade jaoks. Mitmed majandustarkvarad ütlesid ära, et me hakkame teadusarendustegevustega. Ei tehke see tükk valmis, me vaatame, see tõenäoliselt väga keeruline, kui tal on see asi paigas, me teeme see integratsiooni ära, see läheb kiiresti. Ja seal ongi tõesti, et oligi, et see esimene, ma olen väga tänulik, et seal päris mitmed Eesti mõtted arvestatud majandustarkvarad tulid meiega punti, pusisid, vaatasid, läksime nagu koos sammult, et nemad andsid tagasi, meie tegime mingeid muudatusi koos arendasel jõudsime niisuguse lahenduse, mis siis võiks olla nagu neile sobib. Ja ma arvan, et järgmistel tuleb see selles mõttes lihtsamalt. Kogemuse pealt jälle vaadata, et kas selle osad, et oli võimalik valida, et kas ma teen need andmed nagu siis, me tegime Rikis natuke nagu pattu, et me juba selle XML keeli põhimõtteliselt pöörasime JSON-iks. Natuke, et ütleme, võti väärtuspaarid, et me saame, põhimõtteliselt on võimalik see JSON-is teha, aga see XML tagasi on ja. Aga lihtsalt proovisime seda ka, et ja siis need, kes tegid nagu siis JSON-it, need said selles mõttes kiiremini tehtud oma faili valmis kui XML-iga, sest seal on, ütleme niimoodi, XML-is on seal varjatud nagu keerukust natuke sees. Kuhu sa pead mingid atribuudid panema, milliste elementide puhul see nõutav, milliste puhul mitte, kuidas see peab olema viidatud üleval, kuidas see ka XML on väga kitsakas ju ka nende elementide järjekorra suhtes. Ta kohe ütleb, et sul ei ole nagu ei vasta skeemaga. JSON-i puhul ei ole, sul on võti olemas, väärtus sobib, skeema vastu valideerub. Aga mõlemad sai hakatud ja tehtud selles mõttes, et XML-iga oli natukene nagu rohkem vaeva ja aga mis on oma võtmekoht siis, et oluline see, et see näidis oleks nagu õige struktuuriga, mida peale me ehitama, on ju. Ma ei usu, et keegi hakkab vaatama nüüd seda, et kuidas siis see XML keel kui selline on üles ehitatud. Ta on keerukas tegelikult, ta on modulaarne. Eestis me kasutame sealt vist 3 moodulit ainult. Tegelikult on seal rohkem, on seal mingi et ja siis see komplekt sõltub täpselt sellest, mis moodulit sa nagu siis, mis moodulit sa siis kasutad. Aga enamik riigiasutused üritab teha siis sellise nagu korraliku näite, mis sul ei kata küll 100% kõiki nagu olukordasid ära, aga ta vähemalt 90% olukordadest võiks nagu ära lahendada. Ja eks siis ole näha, et kuidas see õnnestub. Aga jah, see tuleb ikkagi põhimõtteliselt, kui sa soovid arendada XML-i võiselt, siis kõige lihtsam on tõest võtta niimoodi, et sa võtadki selle näidisest päise, võtad selle näisilist mingi selle osa struktuuri, mis on sa vaatad, et sinu sellega ära leita ja siis hakkab neid väärtusi siis õigetesse kohtadesse panema, et ega seal muud ei ole, et lihtsalt peab arvestama sellega, et need andmekomplektid koosnevad erineva struktuuridega osadest. Just. Et seal on nagu see mõte jälle, et on nagu tehingupõhilised andmed, kus on siis sul lihtsalt ongi see näiteks müügiarve või mingi muu fakt. Aga teine on siis finantsaruandlus, kus on sul algsaldod, muutused ja lõppsaldod, eks sa pead kuidagi mingil määral eraldi esitama. Sa ei saa panna neid nagu kõike kokku, sa ei esita kogu raamatu pidamist.
et see oli jälle ka üks küsimus ja ütleme, mis oli kogemuse mõttes oli, millega me ei arvestanud äriregistri, oli see, et kui nüüd hakkab olema andmed, et see üleminekuperioodil tekib see halb olukord, et uued andmed on väga põhjalikud detailsed. Aga eelmine aasta, mis on võrreldav, see on suhteliselt kidur. Ja siis oligi tekkis täiendav küsimus ja tellimus, et kas me saaksime esitada ka nagu võrreldavad andmed sama detailsusega. Sisult on sama päring, aga eelmise perioodi just. Ja ma arvan, et äriregistris ta selles mõttes on juba vist prototüüpimise või katsetamisel, kas see nagu õnnestub, et siis see teeb aruande esitajale elu lihtsamaks. Okei. Aga siiamaani said kõik nagu ilusti tehtud, et selles mõttes meil kõik jõudsid ilusti lahendusel välja. Võimalik, et seal osadel oli huvi selle keerukam aruandest välja. Et kui esimest prototüüpi tehti, siis tehti see mikrode aruanne, mis on 8% ettevõtetest. Aga just majandustarkvarade puhul ka ju, et nende klientuur, nende jaoks ikkagi see keskmine klient, kes on mahukama aruanne, see on nagu mõnes mõttes olulisem. Et neid mikrosid oli vähem, et nad ootasid seda ja see, ma arvan, see aruande, see loogika, ma praegu tegelema ka Aleksandriga koos nende rahavoogude ja muu asjaga. Et vaatame, kuidas seda teha, sest ütleme jälle, üks asi on see, et teha nagu ideaalset lahendust, et ongi selline 3 kihti eraldud. Praegu on nagu üks kiht keskelt puudu või see sama see vahearuanne, mis hoiab universaalselt kõik andmed. Et praegu tehti nagu kiire lahendus, meil on nagu sisend on ühtvormis, teisendame kohe selleks Eesti hea tava väljumvormiks. Et see natukene nagu mõnes mõttes mõnda kavandatud äriloogikat või lihtne võib-olla muudab, aga mitte väga palju. Eesti finantsstandardile vastavaks. Okei, tundub nagu mõistlik. Aga kui nüüd majandustarkvara arendajana vaatad asjale otsa, siis kui paljud tegelikult on nüüd midagi juba ära teinud, kui paljud on see valminud olemas, et ma näiteks järgmine aasta saan oma kasutajate öelda, saabki majandusaasta aruanne läbi andmetilla. Täna vist on 5 majandustarkvara, kes on reaalne asja. See on viimased, jah, võib-olla seal on vaikselt tuleb juurde. Neid õnneks tuleb juurde neid, kellel on nagu see kliendibaas suurem. Just. See võiks avaldada mõju, ütleme. Aga see, et majandustarkvara teeb nagu integratsiooni ära, ei tähenda seda veel, et raamatupidaja on valmis andmeid saatma. Seal on tõenäoliselt vaja natukene seadistada. Ja siis raamatupidaja peab aru saama sellest, et kuidas see süsteem töötab, et ta veendub, et see asi töötab nii, nagu ta peaks. Et ta muutuks nagu oleks võimalik mugav. Et see võib olla see, kus on see järgmine koht, tuleb toetada raamatupidajat. Mäletan, kui see riik läks üle see saldoandmiku süsteemi peale, siis mul õnnestus sellist koolitus tegime ka riigi raamatupidajatele, aga põhimõtteliselt see oli 3 või 4 aastat järjest kogu aeg. Aga teistpidi see saa, sa peadki õpetama uut süsteemi, nad on küsimused, need tekivad eluliselt, et kuidas neid asju teha ja see võtab aeg. Ja siin on sama, et kuigi ütleme niimoodi, et see võib olla mõnes mõttes on lihtsam, et mitmed raamatupidajad on juba selle riigisüsteemiga tuttavad, seal on selgelt olemas sarnasus kogu selles kodeerid koodid tunnuste loogikas. See oli üks taotluslik, et võiks olla sarnane, et siis on lihtsam ja sarnasemad lahendatud. Ja loodame, et see hakkab kasvama aasta-aastalt. Raamatusettevõtjad, ma loodan, et on see esimene kõige suurem grupp, kes võiks tunda huvi. Neil on see, kellel on vaja korpida, need majandusaasta aruandeid on hästi palju. See suure ettevõtte raamatupidajale, kui ta esitab võib-olla 3-4 aruannet aastas, tema jaoks on see, et ta pääseb küll sisestamise tööst mingil määral, aga see kasutegur ei ole nii suur. Just see sama, see väike ettevõtjad, kell on lihtne aruanne. Nende puhul võiks see efekt olla suur. Eesti raamatute kogu, mille juhatuse esimees ma juhuslikult olen, on tegelikult seda juba aastaid rääkinud ka Majandus-kommunikatsiooniministeeriumile, Rahandusministeeriumile, et võiks olla üks toetusmeede, mis on just nimelt raamatupidamisteenuse pakkujatele ja raamatupidajatele suunatud. Et nad võtaksid neid reaalaja majanduse lahendusi, olgu need e-arved või andmepõhine aruandlus või muu kiiremini, kergemini ja ütleme siis
veidikene tagant sundides ja tõugates, nöögides kasutusele. Sest tegelikult ettevõtjad raamatupidajatele ei ütle, et ta hakka kasutama e-arvet või võtta see andmesilm ettevõtja jumala kama, kuidas raamatupidaja seda teeb. Aga ma näen igapäevaselt nii oma büroos kui ka teistes, et hästi palju auru läheb selle peale, et ma pean ikka mitmelt koha pealt üle kontrollima, ma pean ikka sisse logima, vaatama, kas päriselt need andmed seal näitavad seda, mida nad näitasid mul majast tarkvaras. Ehk siis tehakse sihukest tülikontrolli ja monitooringut hästi palju. No eks sa pead tegema selles mõttes, see raamatupidajal on loomuses, et ega me sellest ei pääse. Me peame sellega arvestama, et ta tahab teenuda. Need andmed on õiged, täielikud. Ka suurtes ettevõttes mõtled, et kõik asjad on paigas, aga elu muutub, tulevad uued mingid teenused, tooted, mingid seadistuskogemata, kuskil tegemata, käibemaksumäär muutub, mingid asjad, keegi paneb kogemata vaali linnukesse kogema ja sa pead kontrollima. Sa ei pääse sellest. Täpselt nii, aga seda kontrolli funktsiooni, kas või sama PDF-i tagasi peegeldamine sealt, kus karu on enterti, see annab võimaluse sulle oma töölaual näha kohe, et tulem oli selline, nad on saanud kätte aida sellisel kujul. Ma ei logi enam sisse maksuametisse, kus Janek Roosovi sõnade kohaselt 100 000 tundi kulutatakse aega millegi vaatamisele, millegi tegelemisele, ei maksuamet. Ei peakski sinna minema, kui nüüd ühe nupu vaja. See võiks olla need laenad, see eeldab jälle mingi teenuste loomist, et ka see maksuametiga see ühenduse tegemine võiks olla lihtsam. Aga mina proovisin kunagi, et Meriti, proovisin kasutada, käiks selle, siis saadaks selle nupuvajutusega käigedeklaratsiooni ära. Ma saan aru, et teoorias töötab. Aga siis, kui ma vaatasin, et see tuli see pikk loetelu, et kuidas peab kõiki neid õigusi panema, kust ma pean käima, mõtlesin, okei, mul läheb selle faili tekitamiseks üles laadamiseks 10 sekundit aega. Ma ei kuluta seda 5 minutit selle jaoks, et minna seda ühendust tegema. See oli põhjus ka, et heavast tänapäeval kõik faili edasi rahulikult, sest see on käe sees. Nipsti käe tehtud ja ma ei viitsi seadistada. Ütleme niimoodi, et isegi see, ta on võib-olla tehtud liiga keerukaks. Et asju on võimalik teha lihtsalt ja keerukalt ja tavaliselt keerukat asju tegemine ei ole kõige raske. Seda oskavad kõik teha, see, et asi teha nagu mugavaks ja lihtsalt, see on kõva. See on keeruline. Aga ma vaatan, et eks ma ise ka natuke katsun hoida näpud koodised ja mingeid asju proovida ja katsetada, et võimalik, et ka proovida neid asju nagu ühelt poolt selleks, et lihtsalt nagu testida seda äriregistrisüsteemi, aga teiselt poolt ka nagu võib-olla siis pakkuda või mingid lahendusi, kus kõik majanduslapud tõesti ei tee see integratsiooni ära. On päris palju tarkvarasid sellised, kus nad saavad oma saldod kätte. Just need välismaa kliendid, raamatusbürood samamoodi. Neil on vaja mingit, ma saan see välja eksportida, kuskile sisse tõsta ja siis tuleks selle pealt aruanne. Et see on tegelikult tehtud tänapäeval, et see on midagi nagu keerulist, et lihtsalt esimene korda on see, et tuleb kuidagi see siis kas ai abiga või ilma nagu see mapping ära teha ja mingid puudu olevad andmed juurde panna ja tund. Täpselt nii. Et seda sõpitakse, jah. Ja kui me siin juba AI mainisime mitu korda, siis sa ennist ütlesid, et AI on usaldusväärne umbes 80% juhtudest, mis tähendab, et nagu majandustehinguid täielikult AI abil ilmselt tehtud ei saa sellisel kujul, et võiksime neid 100% usaldada. No ütleme, et teda ei suudeta hetkel, kuna see õppimisbaas ei ole nii täpne ja see keskkond ei suudeta nii täpseks ajada. Kui sa kasutad kas või selle, ma ei tea, kas programmeeri. No natuke white code ikka. See mõttes, et mina kasutan ka seda, nüüd olen kasutama seda abilist, mina nimetan seda kratiks. Aga ta mõnikord, sa pead ikkagi oskama teda üle vaadata. Ta mõnikord paneb sulle ikka nagu väga villast. See on selles mõttes, et siis sa pead ütlema, et palun tee see asi korda. Ehk ka raamatupidamisest tõenäoliselt saab mingid asjad ära teha, aga keegi peab olema see kogemusega, kes oskab ka teha nagu ilma, et ta saab aru, mis see lõpptulemus on. Aga tulevikku vaadates, jah, ma arvan küll, et ega seda sellist lihtsamat raamatupidamist, kui saaks nagu info liikuma, võib-olla otseselt ei ole vaja. Täna enamus majandustarkvara töötab üsna reegli pärast logaritme, tavaliste lineaaride algoritmide alusel, seda AI-d väga palju ei kasutata.
või siis võib-olla mingid digiteerimisteenused, kus soodsaar ja kõik muud asjad töötavad nii-öelda AI baasil. Aga mõeldes selle peale, et kui teha ka need ärireeglid nii-öelda valmis korrespondeerimise raamatupidajate mõttes, mida siis publitseerida majandustarkvaradest, siis muuta juba majandustarkvara arendajaid oluliselt lihtsamaks ja kontrollida valideerimist asjade lisamine oma süsteemi. Jah, ta saab need üle võtta ja siis ka raamat peal ütelda, et mingite reeglite järgi sul on mingid asjad kas puudu või valesti, et kohe see ära õigesti teha esimest korraga. See ongi see iga protsessi puhul tähtis see, et esimese korraga saaks asjad õigesti tehtud, sest ümber tegema alati kõige kallim. Täpselt, see on õudne. Ja kui meenutada, kas või mõeldes sajandil, kui me ise siin majandustarkvaraga tegelesime, siis tegelikult me ju pidime kõik need kontrollid, kõik need igasugused seadused asjad otsast lõpuni ise välja võtma. Et me teeme asjad just niimoodi ja kõik teised majandustarkvara arendajad tegid täpselt samamoodi. Ja töötavad minu arust siiamaani suures osas samamoodi, et iga uus majandustarkvara arendaja, kes leiab oma uue toreda rahastusprogrammi, ta alustab sisuliselt nullist samade reeglite kirjutamist, mis on universaalsed. Ja kui nüüd mõelda, et suur hulk sisulisi kommenteerimisreeglid tuleksid kuskilt publitseerituna, oleks palju lihtsam teha ka ükskõik millist uut. Ja, on niimoodi, et kui sellised kanded nagu avalikustada, selle mõttes ehk on sellised andbaas, mille pealt saaks õppida, siis ma arvan, et ta pakub õigeid lahendusi, sest ega seal see kombinatsioonide arv ei ole väga suur. Et raamatupidamine on juba 100 aastaid olnud sarnane ja ma arvan, et see, kuna ta on ennast õigustamine, süsteem töötab, see kahepoolne kirjeldamine. Ma ei usu, et see muutub. Ta on selles mõttes nii universaalne ja töökindel, et see ei muutu. Tõenäoliselt ei muutu jah. See kui riik tahab oma maksud kätte saada, siis peab olema mingisugune alus, mille kaasada küsida ja raamatupidamine on 500+ aastat olnud. Enam-vähem samade printsiipide alusel ja kui võtta see 1494. aastal avaldatud Luka Pacioli raamat, siis see sobib isegi raamatupidamise aabitsaks ka täna raamatupidamise õppimisel. Aga ütleme jälle, kui me äriregistrit üritasime need andmeid automatiseerida, siis hakkasid tekkima ka huvitavad küsimused, ehk tekivad sul raamatupidamisteooria mõttes filosoofilised küsimused, et kuidas seda asja lahendada. Sest kui see käsitsi tehakse raamatupidajad, nad ei mõtle selle peale, seal on mingid kohad jäävad täitmata või tehakse kuidagi teistmoodi, et kui sa pead selle alusandmete pealt tuletama, siis jah, siin tuligi teha nii mõnigi kõne Sander Kallasmaale küsida, et kuidas me teeme, mõlemad minu arvates on okei, ja kuidas raamatus toimub tahab, et me teeme. Siis me teeme ikka konservatiivselt, nagu kogu aeg teeme, okei, teeme konservatiivselt. Ja siin on hästi oluline just see raamatupidajate sisulise teadmise domeeni haldajate roll, et see, mida arendajad teevad, tegelikult vastaks ka sellele ootusele, mida raamatupidajatel lõpuks vaja läheb. Ja kõigil, kes ennast arvavad. See oli ka näiteks üks põhjus, miks äriregistrist me sinna faili panime just majandustarkvara soovil selle lisainfo juurde, et mis konto pealt see summa tema raamatus tuleb. Et kui raamatupidajale jõuab lõpuks arutatakse mingi aruanne välja, et kui me seal on must kast, siis ta ei usalda seda tõenäoliselt. Veel eriti, kui me paneme ta veel sinna kohta, kus ta ära harib. Seal äriloogikani on ju ehitatud juba niimoodi, et näiteks kui sul pangakonto on negatiivne, siis me tõstame ta juba arvelduskrediidi võla peale. Et kui sul on kassa on negatiivne, siis järelikult on see tõenäoliselt siis kas nõue omaniku vastu või kuskil niimoodi. Maksudest sõltuvalt sellest, kas sul ette miinuses või plussis on ja me paneme kas võlg või ettemaks. See loogika on juba seal kõik sisse tehtud. Ja see võib olla natuke selles raamatupidajal majandustarkvaras, seda ei ole tehtud just paljudes kohtades. Täpselt nii. Et siis on vaja, et ta saadab jälgida, et mul on siin sellised summad. Need on liikunud nüüd, need liiguvad nendele elementide peale selliste summadega, ta võtab umbes niimoodi kokku. Et seda oli vaja, sest muidu nad ei saa aru, nad tahavad kontrollida. Ja ka audiitor tahab kontrollida. Ma saadan sinna kuskile süsteemi või keegi võtab andmed vastu, paneb selle aruande vast välja, et kuidas ta see kokku paneb, kas see on õige. Et kui need etapid läbi elatakse, see audiitorid heaks ütlevad, et see on okei ja raamatupidajad on meeldinud, et see töötab, siis ma arvan, et siis edaspidi keegi ei mõtlegi selle peale, mõtleb ära, vaatab oma tulelt ära. Kui see kinnitamise teenus tuleb, siis ettevõtte juht lihtsalt läheb kuskil äppi, mis iganes ta kasutab. Ütleb, et vaatab aruande üle, kinnitab ära ja ta ei teagi rohkem midagi.
ja tegelikult raamatupidaja tahab ju üleüldse olla nii-öelda vastutusest vaba, et tema esitatud aruanded on kõik õiged, ta ei pea enam mõtlema, et ei tea, kas läksin midagi veel maksma näiteks valesti, kas ma saan nüüd pärast veel mingi süüdistuse kaela, et ma olen vale deklareid teinud. Et jah, see topeltkontroll on väga oluline. Ja ma arvan, et kui nüüd teenustega kui nad on turvalised, siis seda info jagamine nagu muudab ettevõtte jaoks selle asja on turvaliseks, et ta teab, mis on tehtud. Muidu juba tema jaoks võib olla see maksuarvestus ja raamatupidamine nagu must kast. Ta viib kuskil nagu paberid, saab mingi väljatrükki, raamat ütleb, kõik on korras, aga pärast tuleb välja, et mingisugused maksutagastused on läinud hoopis. Eks see elu õpetab, ega siis, kui inimene mõtleb välja süsteemist, inimene mõtleb, kuidas sellest mööda minna, et see on ju, kahjuks on see nii, et mis välja, kes nagu neid mõtki kohtu otsivad, need on alati sammukese ees. Vahepeal vaatame, kas mul on mõned küsimusi ka, aga paistab, et meil kuulajad on täna hästi passiivne tetskond, et ei midagi teada või siis juba teavad kõiki asju niigi hästi. Tegelikkuses ongi niimoodi, et on selline aktiiv ka majandustarku arendajate hulgas, kes alati igale poole, ma ei tea, konverentsidele esinema, kes ilmselt tahavad esineda iljestumisega kaasa, tahavad proovida testida. 5 aastat tagasi, kui me tegime ühte EU rahastatud projekti, kus me just katsetasime, kas seda XBRL standardset universaalset paketti suudavad siis erinevad tarkvarad kokku panna. Siis oli kohe mingisugune umbes 7-8 firmat, kes ütles, et jaa, me tahame selles projektis osaleda. Abiraha muidugi saada, Euroopa Liidust raha tahaks ka saada. Aga paljudel oli ka see sisemine huvi, et tõepoolest see on innovatiivne lähenemine, et davai teeme ära, proovime, katsetame. Ja meil andmesildu ka iseenesest ei tekkinud, vaid nendest erinevatest varasematest projektidest kasvab välja. Kui mõtelda, et praegu on see majandusaasta aruanne, siis ma arvan, et see on isegi võib-olla äriloogiliselt lihtne lahendus. Et seal on see loogika, et sa saadad võib-olla korra aastas saadad oma klassikalised raamatukontode nagu saldode või mis iganes muutuste väljatrüki ja kõik toimib olnud. Nüüd hakkame mõtlema nende muude valdkondade peale, kus võib minna asjad nagu tehingupõhiseks. Võtame selle sama maksuameti asjad, et palga väljamakse või arve esitamine. Seal ma saan öelda ikkagi nagu see trend või soov ka Euroopa Liidu tasemel, et see info hakkaks liikuma peaaegu online. Ma saadan teisele Euroopa Liidu mingi ettevõttele arve välja, siis te peab kuskilt juba ka otse jõudma vastava riigi maksuametisse ja mõlema pooled saavad kontrollida, kas asi nagu toimus või toimunud, kas andmed on samad või ei ole samad. Ja seda juba alates 2030-ndest, kui meie vaatame. No jah, see on niimoodi, et ollakse optimistlikud. Just. Ehk siis digital age ehk viida on üks selline tore märksõna, mis erinevatel konverentsidel ka sel sügisel on läbi käinud. Ja seoses see tähendab siis e-arve kohustust kõikidele käibemaksu kohuslastele, kes teevad piiriüleseid tehinguid. Aga ütleme niimoodi, eks ma arvan jälle, et kui nüüd see maksuametiga need integratsioonid tehakse, siis see tõenäoliselt selgub see keerukus või kuidas asi lahendatakse. Mõnes mõttes ka nagu töö käigus, et see tuleb mingid asjad ikka läbi proovida. Teeme nagu väga lihtsa näite, et sul on seal 100 töötajaga ettevõtte ja see kuskil ühel töötajal nagu muudad siis palga ära. Mis see tegelikult kogu nagu tehniline küsimus on, et ma saadan siis selle muudetud tehingu ära või saadab kõik tehingud uuesti. Et seal hakkavad need keeruks juurde nagu, et märkimisväärselt. Ja ütleme ka käibemaksu ja muude puhul on ka need juhtumid, et seal on need lihtsustatud arved, kus sul on saada arved on puhul, üks ettevõtja võib ise oma mingid rekvisiite peale kirjutada. See kõik, kui tegelikult andmevahetuse mõttes on hetkel lahendamata. See ei toimu andmevahetusel. Ja seal jääb mingi osalt keerukust juurde. Ta võib-olla summaliselt ei ole oluline, ei ole nagu väga suured summad lihtsustatud. Aga see võib hakata takistama nagu süsteemi üleminekut kas või igapäevaste andmevahetuste peale, sest seal kui mingi osa dokumente jääb paberkandja, siis see tõmbab kohe viduta. Seal ongi see võti, et kuidas me suudaksime need siis keerukus, ütleme niimoodi, need mitte elektroonsed dokumendid saada kuidagi elektroonselt liikuma.
ja veendud, et need on veel usaldusväärsed. Maksuamet endal, ma saan aru, et on huvi olemas, et selle infot saada kuidagi elektroonselt. Sest väike ettevõtja, kuna seal on üks must auk, palju me seda, ma ei tea, lihtsust arvete käibemaks tagasi, siis see on siuke riskikoht tegelikult riigi vaatest, et kuidagi seda riskikohta teha nagu läbipaistvamaks ja samamoodi panna võrdlema, et jälle, see ei ole lihtsalt keeruliselt lahendatav, ei ole keeruline lahendada. Seal on vaja lihtsalt öelda jälle piisavalt selle ettevõtjate enda huvi, et tulevad kaasa selle, kui tuleb kaasa. No ja see hulk ettevõtjad, kes on alati valmis slikerdama ja midagi või topelt esitama ja edasi, ega see kuhugi ei kao. Ei, see ka muidugi. Tehnilise lahenduse puhul ka mingisuguse oma. Kui ei saa seda Eestis teha, see tehakse mujal, et selles mõttes Euroopa Liit on ju selles avatud, et see niimoodi kahjuks ongi, et olles ka siin nagu ettevõtjatega suhenud, nad ka imestavad, nad ostavad mingeid asju otse tehasest. Aga kuskilt riigist tulevad ikkagi mingid asjad nagu odavamad, et kuidas see võimalik, küsivad tehased, kuidas see võimalik on, kuidas saab niimoodi teha, et teie sama kaup tuleb kuskilt ka odavamad meie turule, et see ei ole ju loogiline. Kuskilt järelikult siis hoitakse mingid brikkidega asju kokku, et ja ütleme, see ongi see, kui see viiaks nagu elektroonseks ja võrreldavaks, siis see tõenäoliselt selle osaga on vähem. Ja mis tähendab seda, et võib-olla maksumäärad on väiksemad, siis me saame rohkem maksu kätte. Täpselt. Ehk mida läbipaistvam ja usaldusväärsem on majanduskeskkond, seda tõenäoliselt makstakse ka paremini makse ja seda kindlal järelevalve kogumine. Aga jah, see on ka see nii-öelda poliitiline põhjus, miks üldse reaalajamajanduse teemadega riik tegeleb nagu hinnangul. Ja seal on veel ütleme mõtelda, et kaugele see võib minna, et seal on riigis on väga mitmeid asutusi, kes siis ka kasutavad andmed, aga kes siis võib-olla tulevad seal meile 3. ja 4. lainega kaasa. Siin on samamoodi hästi oluline ongi see Maksuamet ja Statistikaamet otsad saaks tehtud, saaks andmed liikuma. Ma arvan, et siis on nagu siuke majandustehingute vaatenurgast on suurem osa nagu ära kaetud sellest vajadusest. Ja siis hakkavad tekkima spetsiifilisema valdkonnad, on siis see, mis iganes, keskkond ja nõnda edasi, sotsiaalvaldkond ja nõnda edasi. Aga seal võib-olla siis ka need muudatusi keerulisem teha, sest seal on ees hästi suured ja siuksed inertsed ja keerulised süsteemid. Või omad standardid. Ja mõnes mõttes, kui riik tahab, et need asju nagu juhtuks, siis peab mõtlema selle peale, et kuidas me saame seda regulatsiooni, kas me saame teha regulatsiooni lihtsamaks, et need nõudmised ei oleks nii komplekssed vaata. Et mis muudab mingid lahendusi Eesti riigis ka keeruliseks on see, et on sellised väga keerukad nõudmised, mingid erandid ja nõnda edasi, mida võiks lihtsustada mõnes mõttes. No see on ilmselt valdkonna põhiline. Ja seda kindlasti, aga igal pool on nagu selles mõttes on mingid siuksed nüansid, kus kas siis mingite asjade teistmoodi tegemine või mingi eraldi väljajätmine nagu lihtsustaks kõvasti seda programmeerimise vaates äriloogikat. Vähem if'e, vähem mingeid erijuhtumeid, mida käsitleda. Ja detailandmete osas on ju Statistikaamet korduvalt rääkinud, et nemad lähtuvad omakorda sellest, mida Euroopa Liit näeb nõuab. See ei ole nagu Eestis välja mõeldud, me tahame teha siin 100 küsimustikku. Ja ütleme niimoodi, et seal on veel suurem plaan, mis veel kauem pöörab, et seal Euroopa poole pealt on mingid asjad niimoodi olnud ja seda nagu jätkatakse. Sealt tuleb see statistika vajadus. Ma ütlen, et see halb on, aga võib-olla on võimalik, et seal ka samamoodi nagu Eestis praegu on tehtud, et vaadatakse väga kriitiliselt üle, et kas seda kõike, mis ütleme 20 aastat tagasi küsisime, et kas seda tänases kontekstis sellisel kujul on vaja küsida uuesti. Täpselt nii. Et selles mõttes andmepõhine aruandlus tegi kindlasti väga, ka Valdeti mõttes tegi väga head tööd, et üritada siis tekitada ühised klassifikaatorid, mis annab selle võimaluse, et kui neid kasutatakse läbivalt üle riigis, siis võimaldab neid andmeid seostada läbi nende klassifikaatori. Täpselt nii. Et ei pea tegelema mitte palju see mingeid teisendusi. Ja võimalik, et mis aitaks seda asja edendada, oleks see, et ikkagi need andmed ja need, mis iganes selle tegemiseks vajalikud oleks, et mugavalt kätte saada. Kui vaadata praegu nagu veel ikkagi
riigiasutuste, kuidas nad andmeid jagavad, siis kahjuks mõne koha peal tuleb ikkagi jutt peale, kas on sama ärilistes, et pikalt tahate ettevõtte statistikat, jah, on küll võimalik, te saate võtta alla mingid megamiibid, ma ei tea, mingid CSV failid või mis iganes on, jah. Et see selles mõttes, et kuigi seda võiks jagada teenusena ja sa saad täpselt selle osa sellest andmestikust kätte, mis sind huvitab. Sind huvitab võib-olla nagu kõik, sind huvitab mingid segmentid. Just. Et seda poolt teha. Statistikaametiga on samamoodi, et sa saad andmeid võtta nagu alla siis kas Excelis või CSV või mis iganes. Okei, seal võib-olla isegi on juba nüüd tänapäeval analüüsitarkvara natuke otse paremini kallale minna. Veetigi, ta ei ole tehtud nii mugavaks, et seda infot saaks nagu paremini kasutada. Ehk selle peale teenuseid ehitud või tegema seda välja mõtelda siis. Plus veel see, et statistikast väga keeruline on leida just nimelt neid spetsiifilisi asju, mida sa otsid parasjagu. Või siis võib-olla... No ütleme, kui sa lähed nüüd Euroopa poole, ma siin vahepeal õpetasin ka tudengeid, et kuidas neid andmeid kätte saada. Ma katsusin sinna Eesti oli päris hea koht, kust andmeid kätte saada. Kui sa vaatasid Euroopa poole peale, kuidas siis seal on mingid meeletud keerulised süsteemid, kuidas sa vahel loendid kätte saada ja siis peab need kuidagi suutma andmetega kokku viia. Et seal on veel keerulisem. Nad koguvad andmed, aga need andmete pealt nagu tagasida andme, see on üks valdkond, mida võiks arendada, sest siis sa näed reaalselt, et kui sa annad midagi, ma saan midagi vastu, siis sa näed seda asja mõtet. Kui ta läheb nagu musta auku, siis jälle see on, et küsitakse, miks seda vaja on, kas keegi tõesti seda kasutab. No, see on alati tagada ostale see küsimus, et milleks neid andmeid. Ja sa rääkisid, küsisid, et see sama turvalisus on, et ega see turvalisus on üks aspekt, et automaatselt andmete siis liikumisega need andmed liiguvad ise. See peab olema väga nagu läbi mõtlema, et kuidas ma tekitan nagu vahepeale mingid kontrollid, püüda ikkagi nagu mingid jamad kinni vahe. Selles mõttes, et kui see andmed liigud ise ja see kontrolli vahepeal ei ole, siis kui sa teed mingi vea või suure jama kokku ja paned selle torus liikuma, siis see läheb üle maailma põhjust laiali. Ja seda tagasi pöörata pärast süsteemidest on väga keeruline. Statistikaamet juba nii mõnda aega tagasi veikine pange mingisuguse tööjõu keskmise palga näitajatega. Ja see on see puudutab, ma arvan, see asutuse enda võib olla sellised ka, et see loogilisus ja kontrollid, et see on üks valdkond, kus saab areneda, selles mõttes, et püüda need tipud välja, et ega äriregister võtab ka, eks nüüd enam võtab. Võttis vastu, et sul on võimalik sisestada just on ettevõtted, kes ei pea esitama sinna vormidest aruandele. Paneb 3 põhinäitajat sisse. Vaata, mida kopeerib just, 3 näitajat. On vaja töötajate arv või käive. Mõnikord juhtub niimoodi, et selle töötajate arvu koha peale läheb kas siis bilansilma või käive kogemata. Ja siis on äriregistriga lehe paistavad, siis kui tehakse statistikat, töötajate arvu järgi, siis on mingi 3 miljoniga ettevõtted, mõtled, et okei, et Eestis palju neid elanikke on, et kus on 3 miljonit see tekkisid, aga see on inimlik eksumus on ja mida siis võib-olla peab mõtlema, kuidas nüüd kinni püüda, et see oli ka üks äriregistri poole pealt nagu see üks ülesanne püstitud või küsimus, et on ju, et kas me saame kasutada mingid kas kolmandad allikaid ja mingeid muid allikaid, et veenduda, et midagi on puudu või midagi on nagu väga üle. Et sa lähed nagu hoiatad ettevõtted, et sa lähed tavapärasest skaalast välja. Et vaata igaks üks üle, et sa ei kogemata ei eksinud. See on ilmselt tulevikus rohkem rakendatav tehisintellekt oma nature of expert on muu lähenemisega, kus on kindlad reeglid pluss statistilised reeglid. Aga see tehisintellekt on see, et siis peab järelikult seda keegi peab valma ja keegi peab arendama, et sa ei saa ju teha seda avalikust ka teenust kasutada, et ma annan sulle kõik oma riigi mingid, ma ei tea, palga andmed, mulle ütleme, kas siin on liigu sees või ei ole. See tõenäoliselt ei lõppe kuigi hästi. Nii on. CIA kindlasti tahaks seda väga palantiiris või mõnes muud rakendusesse uurida. See on ka võib-olla see, mis seda tehisaru nagu kasutamist on raske nagu see, et sa põhimõtteliselt, kui sa sinna paned avalikku, siis sa muudad kõik avalikku.
mis tähendab ka seda, et tegelikult peaks olema Eestil oma tehisaru nii-öelda kinnine süsteem. Küsimus on, et sa võid ju lokaalselt arendada, aga kus sul on nii palju ressurssi, vaata, kui praegu nagu suuremad, sinna on sa kasvõi see selle mudeli siis välja õpetamine, see on päris kõva töö, et see ei tule ju nii-öelda lõks, et meil on kohe see täpsus on piisav. Mingid odavad Hiina mudelit ei võiga võtta, sest mina ei tea, mis seal tees on. Et need on teemad, mille peale tuleb tõesti mõtelda. Ma arvan, et praegu ei ole veel, ma arvan, selles raamistikus neid adresseeritud. Aga kas või sedama, et see andmete automaatne liikumine, laiali liikumine ja nad edasi või et sellega kaasnevad veel täiendavad probleemkohad ja riskid, mida tuleb nagu maada, mis on võimalik maadada, aga millele tuleb kindlasti mõtelda, aga seal on võimalik kahju tekitada üks. Täpselt nii, aga üks võib-olla laiem teema, mis on selline süsteemse lähenemise teema, et kas üldse on vaja, et Eestis on registreeritud nii palju ettevõtteid. Seda diskussiooni ma olen üritanud ka mitmel pool algatada, et kas on nagu mingisugune hädavajadus, et meil peab olema iga elaniku kohta kõige rohkem ettevõtteid maailmas. Millest sa näed probleemi? Probleemi näeb tegelikult maksejõuetuse teenistus, kes ütleb, et me asutame firmad seoses maksejõuetutena, kuna need on sissemakse just see. See on teine teema. See ei ole seotud üldse ettevõtete arvuga, kapitali peaks olema, see on nõus. Ja samas on ju väga selge statistika, mis näitab, et on suur hulk ettevõtteid, mingi 70 000, mis üldse ei tegutse, siis on mingisugune mitukümmend tuhat need, kus on sisuliselt olematu käive, siis on need, kes on kahjumis. Ja nagu ma ennist ütlesin, sellest 300 000 umbes 47 000 vist oli neid, kus on üks töötaja. Ülejäänud on kõik nagu kas erapraksilised või siis ei tegutse üldse. Eks need kõik peavad oma aruande tegema, mis on valiku kohta, kui keeruline, kui see aruande tegemine on lihtne tegelikult, siis nad võivad olla. Mul on ka mitu juriidilist keha ja see kunagi sai tehtud seetõttu, et sul ei olnud teistmoodi võimalik saada domeeni. Just. Sul pidi olema nagu mingi nime, sama nimega siis kas me MTÜ või OÜ, et domeeni saada. Ja nad on nagu selles mõttes, et nad alles, nad seisavad. Põhimõtteliselt ongi, ma esitan nagu samamoodi null aruande, mul oleks väga lihtne, et saada oma need iga aasta saadab põhimõtteliselt sama numbrid. Seda ma tahtsin järgmine aasta andmed hiljem proovida, et kas sul linnukega olemas tegevust ei tohi, kui siis saada ka nagu seda linnukest, seda välja veel ei ole, aga tõenäoliselt see tekib sinna. Need andmesektsioonid, mis on mõeldud siis nagu need erijuhtumite jaoks, et sa saad saata oma põhivarad, emotsioonimäärad ja kõik ütleb, et see lisainfo, mis lisades on. Eks see peab mõeldud, aga need andmesektsioone veel ei ole valmis tehtud. See esmane eesmärk on see, et suures osas, et kui sa laadad andmed ära, sa saad oma selle numbrilise poole, sa kõik nagu korrektselt. No ma arvan, et nende 10 000 tegemised mikrode jaoks on just see linnukene oluline. Igast seda on. No jah, teistpidi jääda, kui sul see mingid muutus ei ole toimunud, sa võid ütelda, et nüüd saada mul järgmise aasta numbritega sama fail ja tuld ja see on ka ühe pooletsega, et see et alati on nagu öeldakse mitu lahendust sellele probleemi, kuidas selle läheneda. Nii on. Aga see linnuke tuleb, sest MTÜ-del on see täiesti võimalik, et meil ei ole numbrid. Ja neil võib olla tegevust mitte toimuda selles mõttes, et toimetavad mingisugune ühendused ja nädalast. Kui isik on alles, aga tegevus toast tagasi lõppenud, pole seda raavitsin likvideerida, kuna likvideerimine ei ole nii lihtne kui on vastutamine. Jah, et selles mõttes siis on jah, mis kõige lihtsam viis on seda jätta siis avaldad esitamata ja siis viikus ütleb sõida ära. Seda me ei soovitada ei saa. Kuigi vist seadus nüüd on läinud lihtsamaks, et on võimalik ka ise siis ära lõpetada, et see tegelikult ei ole väga keeruline protsess, et ta on kõvasti lihtsustatud. Saab täiesti lihtsalt see võtab aega, ma teen protseduurid ära ja see ka äriregister vaata igapäevaselt näeb vaeva selle nimel, et see kõik need toimingud, mis sa seal teed, läheksid lihtsamaks. Kogu see teenuste disain ja kõik see protsesside disain ja see on see, mille nime pingutatakse. Just. Aga meil stuudioaeg hakkab siin tasapisi lõpule ka jõudma, vaatame, kas on vahepeal mingid küsimused tulnud. Täna on klassikaline Eesti november, kõige madalus pealegi midagi küsida ei taha. Aga on sul mingisugune omapoolne mõte, mida me veel praegu ei ole seoses Anne Lilla ja Anne Põhi aruandega kuidagi moodi käsitlenud? Mida sa tahad siin kokkuvõtteks täna öelda? Ma arvan, et ega siis
sellest XBRL keel kui see ta vahend tegelikult. Ta on lihtsalt praegu kokku lepitud standard, mida kasutada. Ja kuna teisalt ka ei ole nagu väga palju mingit sellist muud universaalset standardit kasutada. See selles mõttes ei maksa ka sellesse nimel kinni jääda, et nagu ikka standardid aegade jooksul muutuvad. Oluline lihtsalt on see, et see süsteem, kuidas nüüd on selle jaoks need andmed nagu kogutakse, see on see võtmepunkt, mille majandustarkvara peab mõtlema, et oleks võimalikult paindlik ja arvestama teab, et need tulevad sellest, et need andmehuvilisi võib tekkida juurde. See tähendab seda, et neid võib-olla kuskile mingi tunnused tuleb juurde panna, et see lahendus, kui on 2 tunnust tuleb juurde panna, siis see tõenäoliselt ei ole jätkusuutlik pikas vaates, et siis sa pead mõtlema nagu siis mingite rohkemate variantide peale või kuidagi seda tekitada, et me küll nii palju, kui me riigiasutustes erinevates kohtades otsime nõustada, siis me proovime minu poole pealt, et kuidas ettevõtjad päriselt asju teeb. Proovida neile lahendust niimoodi, et see, mis välja mõeldakse, oleks võimalik ka teiselt poolt kuidagi ära lahendada. Sest, et mis vaja on teinud, et kuidas neid asju juurde pannakse, et saaks see info kätte. Sest andmete saajad kahjuks väga sageli mõtlevad selle oma vormi kontekstis. Nende jaoks ongi see, et nende jaoks see andmevahetus algab sealt. Praegu kõik jälle ka muutuvad, mõtlevad, täiendavad, aga vorm tähendab mingit muutujat. Ma pean need välja küsima lihtsalt sellest XBRL keelvormingus need muutujad, aga nad ei mõtle, et mul on võimalik need väärtused tuletada sageli mingite näitajate pealt ja ise kokku arvutada, mida iganes, et see osa on natuke nagu puudu. Ja ma loodan, et äkki äriregister ka siin mingites valdkondades suudab aidata, sest tal ju see mootor on valmis tehtud, mis suudab tekitada niimoodi, et kui sa saadad oma selle keelfaili sisse, mis praegu kõhus toimub, on see, et ta arvutab välja aruande elemendid ja siis saadab need üle XD siis äriregistri poole peal. Et see on ka kokkuleppe küsimus, et kui ma ise ei suuda, näiteks asutus ei suuda seda välja mõtelda, teeme siis äriregistriga kokkuleppe sellise, tema võtab meie andmed vastu, töötleb meile sobivale kujule ja siis saadab me lõpptulemuse meile. Ta ei pea saatma alati seda üks-ühele seda saadavat osa, kuna see teadmine ja oskus on seal tegelikult juba ju lahendatud. Et metoodiliselt see ei ole väga keeruline, see on suhteliselt universaalne mudel, mis on välja mõeldud, et sinna võiks anda mis iganes andmeid sisse, ütelda, et see leitakse nende kombinatsioonid on nii palju ja ta leiab need kombinatsioonid välja. Et need teid, kuidas mingid ülesed lahendada, võib olla väga mitmed, et ei maksa jääda kinni sellest, et me oleme kogu aeg niimoodi teinud. Täpselt nii. Ja siinkohal ongi hea, kui majandustarkvara arendajad ka kaasa mõtlevad ja aitavad selle kõige lihtsama lahendini jõuda. Aga tõmbame vast täna otsad kokku ja ma tänan sind väga, Kaido, et sa olid nõus nii pikalt ja põhjalikult antud teemat avama. Ning aitäh teile kuulajad-vaatajad. Kui teil on mingisuguseid küsimusi, siis kindlasti saatke meile neid e-mailiga. Me edastame need kas Rikki või teisele asutusele, kes siis pädevad vastused annab. See julgelt küsida, arutada, et ka meil näiteks äriregistri poole peal oligi see hästi tähtis on see koostöö, pidev suhtlus on, et siis see on mõlemale poole kasutada, et seda võimalusel siis teha, et mitte proovida jalgratast ise välja mõtelda, et suhelda, sest ka mina suhtlesin, ma ei tea, mitte 5-6 tarkvaraga on ja igalt ühelt siis sa saad ütelda, et võimalik, et seal on selline lahendus näiteks või teistmoodi lahendus, et tekib see kogemus, kuidas luuata. Julgelt küsida. Täpselt nii. Ja teine asi, mida tasub teha, on see, et hoida silm peal toetusmeetmetel. Ehk meil on olnud juba aastaid erinevaid toetusmeetmeid reaalaja majanduse osas, mis tähendab, et majandustarkvara arendajatel finantsilist muret ilmselt ei saagi tekkida. Kasutage neid toetusmeetmeid võimalikult palju ka
andmesillaliidestuse ja teiste reaalajamajanduse liidestuste tegemiseks. jah, ma arvan, et see aitab nagu teil katta selle arenduskulu ja siis nende kliendid on õnnelikud ja tuleb teil järjest rohkem kliente, et ega ta küll ei kata vist kogu kulu, aga ikkagi ka iga see toetus on see, mis on abiks ikka. Just, ja sunnib tegelikult ka tegutsema ja lõpptulemini jõudma. Aga veel kord aitäh, Kaido, aitäh tänaseid kuulajaid, vaatajaid ning kohtume siis juba järgmistes vastavates webinarides siit TalTechi stuudiost KM-i tellimisel. Edu teile! Edu!